teen sellise, et ma salvestan täna. Mine tea, kui hea vestlus tuleb. Nii, tšau sulle, Kristina. Tšau! Ja kohe sõnu polegi. Tore on vaadata, et teid juba nii palju on siin kuulamas ja Kristina, mul on nii hea meel, et sa selle kutse vastu võtsid, et üks asi viib teiseni, et kui me elus midagi soovime, siis see võibki ju täide viia mingil viisil, mida ma isegi ei tea. Ehk siis, kui ma siin nädalavahetusel jagasin ühte sõnumit, mis mulle üks naine kirjutas, et Kai, et juba sind ilma hääletagi kuulata on näha või noh, tunnetada, et kui hea energia sul on ja kui nooruslik sa oled ja jaga palun, mida sa oled teinud. Ja siis, kui ma lubasin nagu seal story des jagada, et mida ma siis teinud olen, et ma millalgi teen selle laivis, ma ei saanud öösel väga magada, sest ma hakkasin täiega põdema, kes mina olen, et ma seda räägin. Ma hakkasin teistmoodi juba asju tegema aasta tagasi, sellel on nii pikk periood, keda see üldse huvitab, on ju, et inimesed on erinevad, teised ei tee on ju minu moodi. Pealegi see baalil käimine seekord oli tohutult silmi avav minu jaoks. Ja siis mõtlesin, et no kuidas ma seda teen, lähen lihtsalt üksi, hakkan jälle rääkima seal Instas ja ma ei viitsi. Ja siis ma vaatasin, et Kristina pani nii ägeda Reelsi ülesse või video Instasse, kuidas sa räägid, et milline sa enne olid ja milliseks sa nüüd saanud oled ja kuidas sa selle minapildiga tegeled. Ja siis ma mõtlesin, davai, teen Kristinaga koos, räägime koos. Ja loomulikult on meil teile üks pakkumine ka siin lõpus, et mis me siin niisama räägime ja teil suud vesiseks teeme, et te saate kohe ise seda kõike järgi hakata tegema, onju. Tšau, Kristina, tervitused sulle Tenerifele, kuidas sul läheb? Mul on nii hea meel, et see kutse tuli ja kui tuleb mulle kutse tulla kuskil laivi, siis see on suurepärane lihtsalt. See on see Nii. Human Designi projektorile tuleb Ja, kutse. just ja veel see, et kui sa mind kutsusid, siis mõtlesin, et appi, me ei ole koos nii kaua midagi teinud, et ja olnud laivis. Ja see tundus minu arust nagu eriti põnev, et nii lahe jälle justkui teha midagi koos ja midagi teistmoodi ja olla kuidagi teises energias ka, et Me aitäh. vist ja me vist ei ole olnud niimoodi koos pikalt, samas mulle tundub, alles nägime, kes nägi meie kujundust, siis see pilt ei ole Photoshop itud, me olemegi Kristinaga kõrvuti minu taga hoovis ja tookord, kui me siin kokku suvel saime, ütlesin, teeme koos pilti, siis ma pärast mõtlesin, ei tea, millal me seda üldse, aga noh, las see pilt olla, vaata. Ja näed, eile, kui scrollin oma telefoni, otsin pilti, mõtlesin, paneme mingi intriigipildi sinna ja siis ütlen, oot, aga me oleme Kristinaga ju koos ja siis Robert hõikab kõrvalt, emme, see on ju minu tehtud pilt, on ju. tema meid seal pildistas, nii et vaat kunagi ei tea, millal on pilte vaja, nii et pildistage üksinda, kahekesi, kolmekesi, neljakesi on ju. et see on nagu nii oluline ja nii ilusa kujunduse tegid ka meile, aitäh sulle. Aitäh. Nii tore oli jälle kiiresti teha üks kujundus, et mis ei ole enda jaoks, vaid koostöö jaoks, et nii lahe. See on minu kõrvalhobi. Ja kes ei tea veel siin grupis, et kes on Kristina, siis Kristina on coach, life success coach, ma saan aru, on ju, siis on sa teed seda kiretesti, passion Passionist. testi. sa oled podcast'i juht. sul on, ma just vaatasin vist eile su YouTube, vaatasin, issand, seal on ju puhas kuld. otsige üles Kristina Reinberg, siin näete ta nime on ju, kuidas kirjutatakse ja see Youtube'i kanal seal nagu nii häid asju, sa teed nüüd Leaga seal mingeid vestlussarju koos, minu arvates on ka see nagu podcast või siis vlog on Tundub ju. just, et see tuli ka kutsega, tuli mõte teha üks asi ja siis see lihtsalt sai nii head tagasiside ja nii palju küsimusi, et me otsustasime, et me vastame igale küsimusele nüüd ühe episoodi kaudu, et kuna need lähevad sügavaks, need teemad lähevad sügavaks ja tegelikult saab nii palju seda arendada ja arutleda. Ja just see viimane, et kuidas siis elukaaslased, meie abikaasad nagu toime tulevad sellega, kui meie oleme enesearengus ja minu arvates nii tähtis teema. Ja lisaks siis Liinaga teete seda, no see on teil nii äge. kuidas teil selle nimi on nüüd? õpime ja sulgudes õnnestume. Õnnestub ja see on nagu nii hea, ma baalil jälle panin selle käima, siis me lihtsalt Veeliksiga istusime seal diivanil, kuulasime terve episoodi korraga ära. et see on nagu noh, ma hästi vähe tegelikult kuulan mingeid podcast'e või asju. nii et see on nagu tõeliselt äge, ma nägin, Liina on meid siin vaatamas ka, tervitame sind. tšau, Liina. ja
me natuke siin lobiseme, sest me alustasime nõks varem, mis on ka meie jaoks uudne. alati on tehnilised probleemid, me alustame hiljem ja seekord me olime varem valmis ja me ei passinud siin niisama. minul on siin märkmed ka, et välja tuua siis konkreetsed asjad, mida ma olen siis teinud, et julgeda elule naeratada ja sul vist ka, Kristina, on mingid punkthaaval mm. -hmm. no ja sa ütlesid mulle, et kuule, ma teen 5 punkti, kas sa teed ka, ma ütlesin okei, teen ka. nagu tungivalt soovitan, aga ma arvan, et siis on kuulajal ja vaatajal nagu parem jälgida, et millest me siin nagu räägime ja muidu ma räägin natuke siin toitumisest ja siis magamisest ja siis mingist mõtteviisist, et paneks nagu kuidagi punktide kaupa. ja hästi huvitav on näha, kas meil siis need punktid ka ühtivad. ma arvan, et midagi sealt ühtib ja täiendavad nad kohe kindlasti teineteist. Ja kes te siin olete siis kuulamas-vaatamas, ütle ka tere, paljud juba ütlevad, mul vahel pilt lähebki siia alla. okei, ma tõstan telefoni ülespoole, see ei pea nii pilk alla minema. ja julgelt küsi, et me räägime Kristinaga oma juttu ära, ma arvan, me saame sellise 30 minutiga ikka räägitud ja siis me saame teie küsimustele vastata. ja nagu mulle meeldib meelde tuletada, et üks asi on see, et sa saad midagi teada, aga teine asi on see, et sa paned kirja, mis sind kõnetab. ja kolmandaks, et sa siis tegelikult astud ka neid samme, sest et ega muidu kuidagi mingit muutust ei tule. ehk siis nagu ma loen praegu raamatust Jutuajamised Jumalaga, lugesin esimese raamatu ära, nüüd loen viimast, juhtus nii, et ma olin viimase hoopis kaasa võtnud, mitte teise. ja ikka seal rõhutatakse, et mõtted, siis meie sõnad ja meie käitumine ja tuleb juurde ka see tunne, aga tunne on midagi, mis tuleneb sellest, mida me tegelikult mõtleme ja kuidas me käitume. nii et see on mind pannud täiega palju mõtlema sellest, et kui me teeme tundepõhiselt asju, siis me tegelikult ei kontrolli ennast, et meie läbi mõtete ja oma sõnade ja käitumise kontrollime oma tundeid. et see on nagu minu jaoks hästi-hästi põnev kontseptsioon. aga mõtlen, kui palju me peaks Kristina natuke tutvustama siin, noh, minu grupp, ma arvan, et inimesed on suht minuga kursis, aga ma tutvustan sind korra ise võib-olla veel, või ma tutvustasin ka. oh, nii lahe, tutvusta mind. Kristina tuli minu juurde, sa võid parandada, kui oli kevad 2021, eks? õige. ja oli selline tagasihoidlik, nagu ma ei tea, mis ma tahan. sa võid täiendada seda, et ma küsisin sult, et mis on su unistus või eesmärgid, sul ei olnud kuidagi nii. ja siis ma küsisin, kas sa tahad teada saada, sul läksid silmad põlema, tahad teada saada, ma ütlesin, davai, tule tirri, ma näitan, kuidas. siis sa kukkusid korraks pikali, kui ma ütlesin, palju see maksab, siis ütlesid, ei ole hullu, ma leian selle raha, ma tulen. ja ta tuligi ja täna seisab teie ees naine, kes alguses oli mul Zoomis. ma ei hakka ennast kinni panema, sest ta ei näe niikuinii, siis ma kaon lihtsalt ära. et tal pilt oli kinni, lihtsalt oli Kristina, mul oli keegi Kristina seal veel. ta lootis, et ma ei tea, kumb on kumb. et jumala eest Kai ei küsiks, kujutad ette, sa nagu maksad palju raha, lähed mentorlusse ja siis oled peidus, eks. et mõtle korra, et kui palju sina seda enda elus oled teinud, et sa lähed trenni ja siis sa tahad kuskil taganurgas olla, sa lähed kuskile koolitusele, sa tahad kuskil taganurgas olla. nagu päriselt või, miks sa lähed siis oma aeg on ju sinna raiskama? aga see tuleb hästi palju meie ebakindlusest tegelikult, et mida me endast arvame, mida me arvame, et teised meist arvavad. ja Kristina hakkas siis endaga tööle ja tegelikult ju see TIR ehk Thinking into Results on enda eesmärke täitev programm. loomulikult, kui ei ole selgelt sõnastatud eesmärgid, ta aitab seda ka teha, et neid selgelt sõnastada. aga mida ma nägin hästi palju enda klientide pealt, et väga paljud üldse esimest korda hakkasid endaga tööle, aru saama, mida nad mõtlevad, millised on need tunded, miks nad nii käituvad, et sellest automaatsusest välja saada. ja seda tegi ka Kristina ja siis hakkasid sa edasi liikuma, alguses natuke kolistasid neid ämbreid seal ka, on ju. mäletan, kui sa rääkisid, et sul on vaja telefonikõnesid teha ja sa ei julgenud neid teha ja siis ma ikka julgustasin. ja samas pärast tuli välja, et tegelikult see polnudki sinu ala, on ju, et noh, olidki valel alal, sest nüüd ei ole sul mingi probleem teha telefonikõnesid või olla üldse siin laivis. ja Kristinast sai väga kiiresti minu üks edukonsultant, ehk kui mul olid kursused, kus oli kas seal üle 500, üle 1000 inimesi, ma ei jõudnud nende kõigiga ise rääkida, siis Kristina aitas mind, oli üks nendest, kes aitas ja siis sa hiljem olid ka assistent, sul on hästi hea silm kujunduste peale
inimestega suhtlemise peal ja sealt edasi siis juba tulid coach'i paberid ja ülejäänud on nagu ajalugu. et see kõik on võimalik, ehk siis kui Kristin on saanud seda teha ja ma ütlen tegelikult ka enda kohta, kui mina olen seda saanud teha, mida ma olen on ju teinud, mida ma siin järjest hakkan rääkima, siis saad sina ka, et kõigile meile on sama asi võimalik. Ükskõik, kus kohas sa elus oled, sa võid sealt edasi liikuda, peab olema tahe, pead tegema otsuse, pead olema sihikindel ja tegelikult üks suur asi, mida me täna räägime, on see, et hakata ennast on ju teisiti nägema. Kuidas sina tunned seda kohta, et mismoodi see identiteet sul siis nagu on muutunud, et sa nii mõnusalt tõid välja seal Instagramis ka, et sa arvasid, et sinu iseloom ongi selline, aga tegelikult, mis sa siis avastasid, jaga natuke seda kohta. Ja aitäh, nii mõnus tutvustas, mõnus on kuulata, keegi teine minust räägib. Aitäh sulle. Ja see, et ma tahan lihtsalt seda öelda siia juurde, et see, et mul kaamera oli kinni ja kasutasin ainult oma eesnime, eks ju, seal sama lootusega, et okei, äkki mind ei märgata, sest siis mind ei küsita, ma ei pea nii-öelda nähtavale tulema, sest ma avastasin mõned aastad siin tagasi, paar aastat tagasi, et minu üks uskumustest on olnud väga pikalt, et nähtamatu olla on turvaline. Seega ma täiesti olingi järelikult selle peal, selle uskumuse peal ma siis olingi igal pool, eks ju, et pigem olla nähtamatu, siis mul on hea turvaline olla. Ja ma ka tean seda, et kust see tuleb, et see tulebki sellest, et kooli ajal kiusati, seega ma tahtsingi olla, et mind ei märgataks ja siis seda kandsin muudkui kaasas, et nähtamatu olla on turvaline ja olen selle sama uskumusega teinud tööd, et nähtaval olla on ka turvaline ja kui me vaatame taevasse, siis seal on väga palju tähti, nii et igal tähel on õigus särada ja ma võin olla ka see üks taevatäht, kes seal särab, eks ju. Et me ei tee sellega kellelegi liiga, see on hea, mõnus, turvaline tegelikult olla. Et see on kindlasti suur muutus, mis on loonud seda, Mega et suur. mul on julgus olla nähtaval. Kas see on alati mugav? Ei ole. Et alati ei ole mugav, aga see on tunduvalt mugavam kui esimene kord, kui ma üldse sinuga hakkasin koostööd tegema, sest juba TIR-i ajal sa kutsusid mind, eks ju, sinna väärtuse loojaks, edukonsultandiks ja läbi selle, et inspireerida ka kursusel olevaid inimesi, siis on see, nii Kristine, nüüd seekord teevad kõik edukonsultandid videoga tutvustuse, mitte ei kirjuta. Ja ma mäletan seda siiamaani, see on nagu, ma ei tea, ma ei taha seda traumaks nimetada. Aga issand jumal, mida ma teinud olen. Aga see on see, mis lükkas liikuma, see oli see, mis oli mugavustsoonist väljas, ehk siis see esimene video, kus süda oli paha, pea käis ringi, jalad olid süldid all, sihuke lõdisevad, värisevad, eks ju, ja mäletan, ma isegi saatsin sulle häälsõnumi, et appi Kai, ma minestan ära, mul on jalad süldid, mul on süda paha. Et ja sealt tegelikult kogu see minu protsess ongi võtnud nii-öelda pallina veerema hakanud ja kui minu identiteet oli enne TIR-i, enne seda 6-kuulist programmi oli, et ma olen töötu ja endine klienditeenindaja, siis tegelikult seal oli minu seisak. Ja siis, kui ma tulin juba, sain sinu tiimi, eks ole, siis ma registreerisin enda ettevõtte, aga minu identiteet ei tulnud sellega kaasa. Ma olin ikka endine klienditeenindaja, kes on töötu. Seega see, et mul ettevõte oli, ei tähendanud seda, et ma olen ettevõtja. No mitte kohe, võtab aega. Just. Ja ühel hetkel, kui ma sain aru, et ma räägin, ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, kes ma olen. Ja minuni jõudis see teadmine, oota, mul on oma ettevõte. Alustame sellest, ma olen ettevõtja. Enam ei ole see, et ma olen töötu, ei ole töötu, ma olen ettevõtja. Ja tegelikult juba läbi selle minu sees pidi midagi muutuma. Ma ei saa enam rääkida seda lugu, eks, ja siis et mis see ettevõtja siis on see, et sa oled avatud võimalustele, sa märkad lahendusi ja see aitas mul ka hakata erineva nii-öelda mõtlema, et mis need on siis need asjad, mida ma tahan ja kuidas ma tahan ja kuhu ma tahan jõuda. Ja siis, et liikuda, et seda muutust endasse hakata looma, tuleb teha lihtsalt midagi teisiti, mida sa ka ütlesid, eks. Et lihtsalt midagi tuleb teha teisiti. Et ja tegelikult selle
ettevõtlusega käib kaasas ka distsipliin, ega see ettevõtlus ei absoluutselt. olegi igaühele, nii lihtne on käia tööl ja keegi ütleb sulle, mis kell sa pead kohal olema, mis kell on meil koosolek, tee nüüd seda, noh, kirume küll veits, et keegi midagi ütleb meile, aga noh, küll ma ju eraelus saan ise otsustada. aga kui me oleme ettevõtjad, näiteks ka ma olen kodus iga päev, teen siin tööd, noh, nii mõnus oleks telekas käima panna, nii mõnus oleks, oota, aga paneks hoopis pesu pesema, aga koristaks hoopis tuba, aga läheks hoopis õue, ilus ilm on ju, pärast on ju pime, aga ma tean, õhtul ma olen tegelikult väsinud, mul on vaja asjad ära teha, et see distsipliin on oluline. Mhm. ja ma mäletan muide seda, et kui ma olin Mehhikos reisil 2022 ja mul olid iga esmaspäev olid, ma ei tea, kas need edu esmaspäevad või midagi mul oli ja siis oli teid ju tiimis ka, kas 6 või 7, ma ütlesin nii naised, mina ei tule seal otse-eetrisse, sest siis on minul öösel kell 2 või 3. ma ei hakka seda aega muutma, teie igaüks teete ühe selle esmaspäeva, igaüks te saite teema ja Mhm. kui hästi te tulite sellega toime ja ma muidugi ei, noh, võin end ette kujutada, mis teie sees on ju toimus sellega, eks mul veidi komme on inimesi niimoodi vette visata ka, aga et ma nägin, kui palju head see teile tegi, kui ma olen teie kõigiga edasi mingil hetkel suhelnud ja mõnega nüüd siiamaani rohkemgi jäänud suhtlema ja nägin, et kui mõnusalt te saite enda jaoks asju läbi mõelda ja selline noh, videoga olemine, tänapäeval on ju see nii mega võimalus tegelikult niimoodi kasvada, areneda. see nagu tõstab tohutult enesekindlust, vau, ma tegingi ära, ei juhtunudki midagi, ei kukkunudki need süldid jalad kokku või keegi ei saanudki aru, et ma siin olin, higistasin ja läbi märg onju. sest üks suurimaid hirme inimesel ongi tegelikult see avaliku esinemise hirm, et Mhm. ja tegelikult me kogu aeg esineme avalikult, sa lähed poodi, ütled tere, miks eestlased on nii sõnaaherad ja nagu tänaval kõnnid ja ei ütle kellelegi tere, on ju, jälle ma baalilt tulin, kõnnin siin tänaval ja lähen poodi, tere ja eile rääkisin seal müüjaga juttu, kõik nagu, et kes see on, tunnetada, mis sa ei tunne. lapsed ütlevad, kas ütled kõigile tere? ütlesin, jaa, ma teda mäletan sealt ajast, ma tean teda sellest ajast, et me tegelikult oleme kõik selles ühes ruumis on ju, noh, ma arvan, Tenerifel on Mhm. ka inimesed natuke rohkem avatud on ju, et see on hästi okei julgeda nagu ennast välja näidata. nii et kuidas siis on sellega, julgus elule naeratada, me ikka jääme ootama, et midagi elus juhtuks, mis annab põhjuse naeratada, onju. aga kui me seda jääme ootama, siis noh, äkki jäämegi ootama, mulle tundub. olen täiesti nõus ja ma Mm. usun, et see esimene asi üldse, et mis on see julgus elule naeratada, on minu jaoks tähendab see seda, et ma julgen vastu võtta eh, teistsuguseid otsuseid, et ma julgen proovida, et ma julgen katsetada, sest ma ei oleks täna coach, kui ma ei oleks olnud klienditeenindaja, ma ei oleks läinud kinnisvaramaakleriks õppima, ma ei oleks jõudnud edukonsultandiks, assistendiks, ma ei oleks täna siin, sest ma ei oleks avastanud seda, et tegelikult mulle meeldib kaamera ees ka olla, mulle meeldib inimestega tegelikult suhelda, et mulle meeldib olla nii-öelda see ähm, ah, issand jumal, lighthouse majakas, teerajaja, majakas, just, teenäitaja. aitäh, et on see majakas, majakas, et mitte teha kellegi eest samme, vaid näidata nii-öelda suunda või siis avada nii-öelda seda vaadet, et näha, vaata, sellised võimalused, mis sa ise arvad, kus on see kõige mõnusam tee sinu jaoks, et läbi selle katsetuse ja see katsetamine minu arust ongi see, et julgus naeratada, et kui tulebki nii-öelda sulle võimalus, et sa ütledki talle tere. ja julgus on ju liikuda edasi, on sellega seoses, et sa oleks võinud ka öelda, et näe, see kinnisvaramaakleri teema ebaõnnestus ja ma olen ikka läbi kukkunud ja olen nüüd pool aastat siin muserduses või ma mäletan, et sa läksid korra ju palgatööle tagasi jah. ja sul oli vaja minna 2 kuuks tagasi, et näha, oot, aga tegelikult ma olen sellest ka edasi liikunud. minul oli eelmise aasta alguses see koht, kus ma veits läksin tagurpidi, käisin kõik oma mingid mitte eelmise elu nooruspõlve mingid rajad läbi ja siis saan aru, issand, ma olen vanasse tagasi läinud, aga meil on vahel vaja seal käia, kolistada, et näha, et vau, ma olen sealt välja kasvanud, sealt edasi kasvanud ja tunda nagu rõõmu selle üle. sest me oleme ju siin selleks, et edasi kasvada. kui me kõik Absoluutselt. käiks käpuli maas, lutid suus 70 aastat, no ma ei tea, mis ma üldse siia maailma siis sünnin, onju. et kui meil juba keha nagu vananeb ja muutub, issand, mulle üldse ei meeldi sõna vananeb, keha nagu saab rohkem kogemusi, tahaks mingi teise sõna välja mõelda, on eakam, kauem elanud, võib-olla kauem elanud on hea sõna, et, et, et me saaksime seda nagu, mis see embrace on eesti keeles nagu täiega
mul ei tule ka kohe praegu niimoodi. nagu mis sõna see on nüüd, mis sõna me otsime, nagu seda fännata on niisugune hea sõna, aga nagu vastu võtta, edasi kanda, nagu üles tõstetud on nagu see on ju, jah, ja mina arvan, et üks asi, noh, mul on täna jälle ka roosa bluus ja seljas, aga mina sain ühest asjast aru, et miks öeldakse, mida vanem eit, seda roosa kleit, nii mõnusasti läheb riimi, on ju. Sest et kui me saame vanus tuleb juurde, kogemus tuleb juurde, meid absoluutselt ei koti enam, mis teised arvavad ja ma lõpuks saan selle roosa panna, ma lõpuks saan oma neid riideid kanda, mis ma olen alati tahtnud. vaata, teismelised kõik on nagu ühe sellega loodud, on ju nagu ühest poest välja tulnud, sest neil on oluline kuskile kuuluda, neil on nagu oluline tunda, et nad on seal karjas. muidugi mitte alati kõik teismelised, aga kui minu poisid näiteks mingi soengute asjadega kaasa ei lähe, siis riiete poolest ikka on kuskilt maalt läinud kaasa, noh. ja eks sul on nii ka, et poes pole seal midagi muud väga saada, et kõik on nagu ühe selle lasteaia lapsed, aga et kui me oleme nagu, mida eakamaks saame ja ma arvan, seal veel 40 pluss, 45 pluss, 50 pluss, see on jumala suva. Ja siis oledki selline, nagu sa alati oled tegelikult tahtnud olla. Ja nüüd me saamegi minna meie nende punktide juurde, et mis siis see julgus naeratada elule on, see on tegelikult see, et me oleme aru saanud, et meie identiteet ei sõltu sellest, kellena ja kuidas me siia maailma sündisime, vaid see on muutuses, nagu sõna näiteks omadus enesekindel, see ei ole iseloomuomadus. me saame seda endas arendada. näiteks see, kui hästi sul nimed jäävad meelde, näiteks see, kuidas sa ka välja näed. näe, kasvatan juuksed pikemaks, ma ei tea, värvin juukseid, teen trenni, ostan teised riided, juba oleme, on ju teistsugused, aga võtame selle seesmise osa nüüd tegelikult ette, just seda tahaks öelda, sest see on see, mis meie energiat muudab. ja see energia muutus ongi see, kallis kuulaja, kust tuleb meie muutus. ja energiamuutus ei tähenda seda, et ma käin iga päev mingi ringi ja ma olen nii õnnelik ja kõik on nii hästi ja selline, silmad põlevad peas kogu aeg. ma tahaks siis teada, mis sa seal kodus teed, kuhu silmad on niimoodi ja magad kogu aeg. näiteks see pühapäev märkasin, tundsin, et ma olen haige, ma annan ühe nipi teile, kui te tunnete hommikul ärgates, et olete haige, tühistage kõik, olge üks päev kodus soojas, võimalikult soojas ja ma olin esmaspäevaks terve ja täna läksin juba trenni. ma isegi tegelikult ei jõudnud haigeks jääda, ma lihtsalt jäin kohe koju sooja, ma ei läinud ei lapsele vastu kuskile õue, ma ei läinud ei trenni. et ärge mängige kangelast, jääge esimene päev koju, see selleks niisugune kõrvalnipp, aga et tee seda puhkepäeva ehk siis, et see naeratada elule ja hästi endaga läbi saada ei tähenda seda, et ma olen kogu aeg itsitan, kuigi ma tõesti naeratan, ma tunnen palju rohkem, sest see tuleb lihtsalt loomu poolest, aga tähtis on, mis on see sisemine tunne, et energiamuutus ei tähenda seda, et ma käin ihihi ahaha ringi, vaid energiamuutus tähendab, mida ma mõtlen, mida ma tunnen ja kuidas ma käitun. et need olukorrad, kus sa kogu aeg oled kolistanud ja mõelnud, et pekki, siin ma hakkasin teistmoodi tegema, siin ma hakkasin teistmoodi tegema, on aeg juba päriselt tehagi teistmoodi, et need teadmisi rakendada ja ma arvan, et meil on nagu mega lahe aeg seda rääkida, sest et ma nüüd ei tea, kas see on sellest, et kõik nagu muudkui jagavad, et hobuse aasta tuleb ja hobune kappab ja kes püsib sadulas, nendel läheb hästi, sest mingi energiamuutus siin nüüd on tulemas, seda on nagu tunda. ja võib-olla mõne jaoks üldse ei ole, et tihti meie alateadvus teeb see, et ma ei viitsi ja hoopis jääd haigeks ja valid mingi passimise, onju, aga kes nagu tunneb, et let's go, näiteks nagu minul täiega on, ma täiega valmistan ennast praegu ette, ma ootan väga põnevusega, mis saama hakkab, sest mul on hobune juba valmis, toidetud, sadulas, kõik on olemas, et ainult selga istuda läks, onju. ehk siis ma arvan, et see, mida me siin räägime, kes nüüd tahab, siis ta saab siit nii palju häid mõtteid, et ta saab ka sellel aastal päriselt minna, et sa ei ole enam selles eneseabis ja istu ja jala ja ei ole ohvriseisus, vaid sina saad nii palju ära teha. vahepeal lasen sulle midagi vahele öelda, kui sa tahad. nii lahe, minul on ka hobune valmis, let's go. Yes. hobune on valmis, let's go, ma arvan, et tegelikult on see hobune või siis ei ole sul seda hobust, see tahe peab olema sinu sees, et sa tahad midagi nüüd muuta, et kui sa tahad nüüd midagi, et parim aeg oli eile, järgmine on täna.
eks, Mhm. sest homset nagunii ei eksisteeri. kõik, mis sa täna lood, siis me elame kogu aeg nagunii ainult olevikus, eks. me saame muutused teha ainult täna ja praeguses hetkes. Mhm. seega ma olen hästi-hästi nõus sellega, et lihtsalt mida, tee kindlaks, mida sa tahad ja läheme. Läheme Mhm. ja ka vaadata, et kes need teised ratsutajad siis on, kellega jah, koos kapata. kes kaasa nagu tuleb, onju. ja nii kihvtilt sa ütled, et mida tahad, mul on ka siin suurelt kirjas, kas tahan, see peaks olema ainuke asi, millest lähtud, mitte kas on võimalik, vaid Mhm. küsimus, kas on võimalik, tuleb asendada küsimusega, kuidas on võimalik, siis kui sa tahad. sest kui sa hakkad küsima, kas on võimalik, siis tuleb kõigepealt küsida, kas sa tahad. ja siis sa küsid, kuidas on võimalik, sest sa leiad viisi, seal võib olla ükskõik missuguseid viise onju. ja see, mis sa ütlesid tänasele nagu see, mis täna on oluline. ma muide kunagi ei saanud sellest hästi aru öelda, et ole hetkes, aga Bob Proctor kogu aeg rääkis, sul on vaja visiooni, sul on vaja sihti, sa pead teadma, kuhu sa liigud. ja nüüd ma saan aru tegelikult, mis see tähendab seda, et suund ongi oluline. Mhm. suund on mega oluline, näiteks kui ma olen siin kogu aeg niimoodi, noh, teil läheb lõpuks tüütuks, kuule, Kai, võt suund tagasi, võta, hallo, siin oleme, onju. et suund on väga oluline, ma istun kodus autosse, ma võin mõelda ka, et ma sõidan niisama ringi, aga lõpuks ma tean, et ma tulen koju, oletame, et mul on, ma ei tea, USA-s on hästi komme, et olen närvis, lähen autorooli või sõidutan last magama, mõni teeb, onju. aga sul on see suund, sa tead, sa jõuad koju näiteks tagasi, aga see, kuidas me sinna suunas liigume, see sõltub ainult sellest, milline on minu seisund täna. ma saan ainult seda mõjutada. ma olin täna jälle trennis, see on body balance'i trenn, seal on mõnusad venitused, pöörded ja lihtsalt trenni lõpus järjest tunnen suunurgad tõusevad ülespoole ja ma olen lihtsalt seal riietusruumis, pesen seal käsiparriid, mul nagu mingi õnnejunnis, mõtled, issand, kui äge elu, sest et ma saan minna, liigutada oma keha, teha pöördeid, teha midagi enda heaks ja see seisund, mida me iga päev loome, sellega me loome tegelikult tulevikku. hea on, kui on suund paigas, sest mul on siis lihtsam hetkes olla, ma ei pea kogu aeg muretsema mingi tuleviku asjade pärast, onju. et see on hea, absoluutselt ja et sa see selle tõid. just ja see, kuidas hetke tulla, selleks on niivõrd palju erinevaid praktikaid. et täna, enne kui ma siia, eks ju, tulin, olin ise ka just sessioonil, kus me rääkisime tänulikkuses ja tegelikult üks tänulikkuse mõte on ka, et sa tuleksid üldse hetke, et hakata märkama, et sa ei oleks kuskil seal enda selles monkey mind'is selles, et sa mõtled igapäevaseid asju ja mõnikord mõtled ilma, et sa mõtleks, millest sa mõtled, et see Mhm. tänulikkus toob sind hetke, et korraks nii-öelda teha see paus ja tulla kohale, eks ju, tulla siia tagasi endasse ja ja märgata. väga hea mõte, et tänulikkus selleks, et üldse tuuagi ennast kohale. kuidas me nende punktidega teeme? Ma ütlen, kas me teeme vaheldumisi, äkki üks räägib ära ja siis teine, mulle tundus kuidagi praegu niimoodi, et muidu aga teeme nii. on ju, äkki sa siis alustad, ma nii palju vatranud siin praegu, et las kuulajad vahepeal kuulavad sind ka ja ma tuletan meelde, et julgelt siis küsige küsimusi, ma loodan, et need siin tulevad, ma näen Hele, tere sulle ka. et võite ka veel tere öelda, et me näeks teid ja siis kirjutage küsimusi siia jooksvalt ja pärast me nendele vastame. aga mis on siis sinu need 5 punkti, mis aitavad sul olla julged, et elule nagu naeratada, teha ikkagi seda, mida sa tunned, et sa südames soovid nagu teha ja tegelikult mis on nende 5 punkti väljatoomise asi, on ju see, et kuidas sa oled siis selline särav ja julge ja innukas ja selline armastav ja oota, kuidas sa kirjutasid oma Facebooki postituses, et alati oligi vist see särav, see sõna sul seal on ju, et mida sa sööd, et sa nii särav naeratav. oled? jah, mida sa sööd, et sa kogu aeg naeratad, et just, et see oli see küsimus, mis ma ka sain. ja em, ma tuleks siia, et need 5 asja, mida mina olen muutnud enda nii-öelda minapildis, et olla siis see särav ja edasiliikuv naine, siis ma panin endale kirja, et see number 1 asi on tegelikult ikkagi mõte ja lugu, ehk siis märgata, mis on see mõte ja lugu täna, mida ma endast räägin. kui me rääkisime sellest, et ma tulin, eks ju, sinu mentorlusse, siis mis oli see lugu, miks mul ei olnud eesmärki, oli see, et ma rääkisin, ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, kes ma olen, ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, kes ma olen. seega esimene asi üldse, et mingi muutus saaks alata, ma pidin ära muutma selle loo, mida ma endale räägin.
ma ei teadnud, mis ametit ma tahan teha, sest ma ei tahtnud minna samma kohta enam tagasi. aga ma ometigi ju tegelikult teadsin, milline on see minu ideaalne elu, kuidas ma tahan ennast tunda. seega see oli see esimene asi, kuidas üldse ma hakkasin, kus see muutus sai hakata, oli see, et ma hakkasin ütlema endale, ma tean täpselt, mida ma tahan ja ma suutsin kirjeldada, milline on see minu ideaalne päev, kuidas siis ma tahan olla, kuidas ma tahan ennast tunda, milline naine ma tahan olla. sest ka see, et üldse julgeda öelda, et ma olen naine, ma isegi nüüd sain ühe sõnumi, et nii imelik on öelda, et ma olen naine, et ma olen ikka tüdruk, et lähme tüdrukud välja, aga siis minu jaoks on see muutus toimunud. tüdruk on minu jaoks teismeline või on laps, eks, ja siis ta ütleb, et aga siis sa ei tohi enam nii-öelda lollitada ja rõõmu tunda ja nalja teha. ma ütlesin, et mis mõttes, et ikka tohid, et minu jaoks naine on ambitsioonikas, enesekindel, hea huumorimeelega. et kõik see kirjeldab minu jaoks naist ja lisaks mulle tekkis lihtsalt see võrdlus, et kui me mõtleme näiteks lindude peale, seal sõnumis oli veel, see oli, et ma tunnen, et kui ma ütlen, et ma olen naine, et mul kärbitakse tiibu, siis ma mõtlesin, et aga kujuta ette ühte kotkast, täiskasvanud lind, tema sirutab oma tiivad, tal on nii suured tiivad kui nagu veel suuremad tiivad kui üldse teistel lindudel, eks ole. ja see on see nagu, see tähendab minu jaoks, et ma olen naine, ma just sirutan tiivasi, et mul on julgus edasi liikuda ja See on lennata. nagu seal taga on uskumus, et just tüdrukule on siis kõik lubatud ja naisele pole või. ja mm,. tegelikult ma just tahaks ka olla naine, sest naine vastutab, naine loob ise just, oma elu, aga tüdruk on veel selline, ah, ma ei tea ja ma ei saa ja ma ei oska, on ju, et ta võib nagu just olla selline. täpselt. aga naise, see vahe ongi, aga kõik muu saab olla sama, ehk siis mõtle, milline uskumus, et nagu naisena, kas see tuleb siis sellest, et me oleme abielus ja siis me oleme seal või saame lapsed, noh, mis tuleb ema roll, ei tea, on ju, aga tasub sellesse sisse vaadata, nii et sa selle välja tõid. just. ja ma tunnen, et see on kindlasti üks asi, ongi see, et ma kasvasin tegelikult, ma olen kasvanud selle aja jooksul, kui ma olen nüüd teadlikult enesearenguga tegelenud, ma olen kasvanud naiseks. ehk siis esimene asi ongi see, et kuidas üldse minu minapilt hakkas muutuma, oli, et mõte ja lugu, mis ma endale rääkisin, et hakata üldse märkama seda ja seal need esimesed muudatused teha, sest kõike korraga me nagunii muuta ei saa. et teeme väikeste sammudega ja kõige esimene samm on see, et öeldagi endale, et ma tean, mida ma tahan ja ma tean, kes ma olen ja siis sinna ümber hakata seda looma. nüüd teine asi, mis on hästi palju mõjutanud minu kasvu, minu enesetunnet, eks ju, kui me räägime, et kuidas saab olla nii särav, et mis on see teine asi identiteedis, mis ka selle muutuse lõi, siis tegelikult väga lihtne asi, ma hakkasin varem ärkama et hommikurutiinid, et ma ei ole kunagi olnud selline kauamagaja. ma ärkasin varasemalt ka kuskil 8, 8:30, mis on tegelikult isegi päris vara, eks ju. et ikkagi niisugune varahommik, siis nüüd ma ärkan kell 6, seda ilma äratuskellata, et see tuleb mul lihtsalt nii automaatselt juba, see on minu sees. ja mida see mulle andis, kui ma kell 8 või 8:30 ärkasin, see tähendas seda, et mul läks väga-väga kiireks. mul oli kogu aeg kiire. ärkasin ruttu hommikurutiinid vannitoas, ruttu hommikusöök, ruttu välja ja ikka ma jään hiljaks, et kunagi ei olnud seda aega piisavalt. siis nüüd ma tunnen, ma lihtsalt nii naudin neid pikki rahulikku hommikuid, kus ma saan ärgata, ma saan olla selles voolamises, mida väga paljud otsivad, et olla voolamises ja ma tunnen, et minu identiteet on see, kui ma näiteks kirjutan enda minapilti, olen kirjutanud, nüüd ikka jälle, see ei saa kunagi valmis, eks ju, et kogu aeg, kui me areneme, avastame midagi, mida tahaks veel, mis tahaks, et oleks teisiti, siis ma tunnen, et see lisa 2 tundi hommikul lihtsalt annab mulle võimaluse päriselt üles ärgata ja tekitada seda rahu enda sees. kui me rääkisime, eks ju, hetk tagasi korraks ka sellest, et tänulikkus, et tuua ennast kohale, siis see on absoluutselt minu hommikurutiini sees, et tuua ennast kohale, olla selles rahus, märgata, mis on hästi ja rahulikult tegeleda iseendaga just hommikul. ja juba see, kui ma hommikul olen enda jaoks võtnud aega, siis läbi selle ma olen ka armastavam ja rõõmsam teiste vastu, sest ma olen endale juba armastust jaganud.
et see oleks minu teine. Minu kolmas punkt. Mul oleks nii hea, kui keegi ka ütleks, et oh, ma teen ka sedasi, et ma kirjutage teen ka sedasi, see on minu kirjutage esimene punkt, kommentaarides ma pärast räägin. kirjutage Jaa. kommentaarides, et mina teen Kirjutage ka ja, kuidas sedasi. teil on nende hommikutega, kas te ikka arvate, et aa, see on nii mõttetu need hommikud ja mõtle tegelikult, kui palju aastaid me Kristinast oleme teinud ja see lihtsalt nüüd tuleb loomulikult, et see ongi saanud nii loomulikuks osaks, et ma hommikul ärkan ja mul on aega endale ja see tegelikult on ka selle esimese osaga sul seotud, et see, Absoluutselt. et me saame lõpetada selle ära, et mul on kiire, mul ei ole aega, see on kõige hullem mõte, mis tapab kogu meie päeva, et mul ei ole aega ja siis me lähme istume sinna netti scroll ima või Netflixi vaatama, sest et ma ju otsustasin, mul pole aega, ma ei viitsigigi teha, kui aega pole. Ja tegelikult tuleb sealt üks mõte seal ära on ju muuta. Just, ma nägin ka, et siia tuli üks küsimus juba, et ma ka niimoodi silmanurgast piilun neid kommentaare. Nägin, ma vastan sellele tegelikult kohe ära, sest see on hästi-hästi lihtne, minu jaoks oli lihtne. Asjad ei pruugi olla, asjad ei pea olema nii keerulised, kui me arvame. Et tegelikult see on üsna lihtne ja me ei pea tegema muutuseid hästi kiiresti ja suurelt. Ma ei hakanud niimoodi, et kui ma ärkasin muidu 8:30, et nüüd ma järsku ärkan kell 6. Ei, ma võtsin ka niimoodi, et natukese haaval, sest et hommikul varem ärgata, tuleb minna õhtul lihtsalt varem ka magama. Ja see, et minna magama on palju keerulisem kui see, et hommikul varem ärgata. Sest mis juhtub, kui minna varem magama, siis kui sa pead tundma ka enda keha, eks ju, et sa magaksid ennast välja, et sul oleks hea olla ja sellepärast tegelikult ma ärkan täna ilma äratuskellata. Ma ärkan siis, kui mu keha on puhanud, et ma olen juba piisavalt järelikult need enda unetunnid täis maganud ja samamoodi tasapisi, kui ma siin 5 aastat tagasi läksin magama, ma ei tea, kell 12, pool 1, siis täna ma võin minna kuskil 10-st, pea katsub patja ja siis ma magan. Et muidugi on erandeid, aga see, et pea katsub jah, nii kui ma lähen, siis ma üsna kiiresti jään ka magama ja ma magan oma tunnid täis ja sellepärast ma ka ärkan hommikul varem ülesse. Nii et kaalukaussi tuleb lihtsalt natukene muuta, et hommikul varem ärgata tuleb lihtsalt minna varem ka magama, et tunda seda enda keha. Nii hea küsimus, aitäh. Kolmas punkt on see, et ma hakkasin rohkem ütlema võimalustele jah ja just sellistele võimalustele, mis viivad mind edasi minu eesmärkide poole, mis viivad mind edasi selle identiteedi suunas, mis on minu siis, nagu sa ütlesid, eks ju, sellel mõistusekraanil, eks, mis on see minu mõtete ees, et kuhu ma tahan jõuda, et milline naine ma siis pean olema ja millistele võimalustele öelda jah, täpselt seesama lugu jälle. Kristina, nüüd tuleb minna laivi, teha see laiv ära. Seega, kui ma oleksin öelnud sellel päeval, ei, ma ei lähe, siis võib-olla ma ei oleks täna siin. Ma ei oleks saanud seda kogemust. Seega, kui minu identiteet on see, et ma tahan rohkem inimesteni jõuda, rohkem inimesi aidata, toetada, olla see majakas, siis ma pean olema nähtaval ja et olla nähtaval, siis kui keegi mulle pakub, et tule nähtavale, eks, siis ma haaran sellest võimalusest, ma ütlen talle jah. Samamoodi, miks ma täna siin olen, eks ju. Ma ütlen sellele võimalusele jah, kui sa küsisid, kas sa tuled? Jah, sest see aitab olla nähtaval. Ma saan jälle laivis olla. Ja kui siin on mingid multifilmi tegijaid, siis mul tuli praegu multifilmi idee, kuidas on perekond majakaid ja siis on üks majakas, kes läheb New Yorki nende pilvelõhkujate vahele, sest ta kardab sinna merele minna ja teed nagu näidata, äkki ta ebaõnnestub ja ikka, ma tahaks ka olla üks pilvelõhkuja siin vahel peidus ja siis ta tegelikult avastab, et tema on ju see majakas, kes peaks teed näitama, siis ta läheb ja avastab, et oi, merel on tegelikult palju parem olla, on ju, et me ei saa ju peitu tegelikult pugeda, kui me oleme loodud kas siis olema majakas või noh, mis iganes viisil inimesi aitama, mis on tegelikult üks meie elu ülesandeid, et noh, mida siis keegi aitab, et julgeda see positsioon sisse võtta ja sellega harjuda, on ju. Nii äge. Ja kui ma tahan, eks ju, ja ma mõtlesin ka selle peale, et kui ma tahan olla ka coach, eks ju, see, kui ma teen endale coach'i paberid ja siis olen siin arvutis ja lihtsalt ootan, et
huvitav, millal inimesed tulevad, küsivad minu käest, et kuule, sa tegid coach'i paberit, ma tahaks sinuga koostööd. No ei tule niisama, ma pean ikka olema nähtaval, teatama, mul on coach'i paberid, need on need minu kired, millega ma saan sind aidata, eks mulle meeldib teha seda, tule ma näitan, kuidas on ka sinul võimalik näiteks midagi teha. või avastame, mis on sinu kired ja kuidas siis läbi küsimuste, et kuidas ka sinna jõuaksid. nii et ikkagi ütlen jah võimalustele, et kui see võimalus on ja alati ikka küsin tegelikult, ma ei ütle jah igale võimalusele ja pakkumisele, mis tuleb, et seda ma tahan igaks juhuks öelda, vaid alati vaatan, et küsin endalt, kas see viib mind edasi minu eesmärgi suunas. Sest kui pakkumisi võib igasuguseid tulla, näiteks kui mulle tuleb pakkumine, eks ju, toidulisandite edasimüüjaks, see ei vii mind sinna, kuhu ma tahan minna. Eks see ei ole minu kirega seotud, seega ma sellele ütlen ei, aga kui tuleb midagi, mis on just coaching uga inimestega seotud, mis mind edasi viib, siis absoluutselt ütlen jah, annan kasvõi võimaluse. kui ei proovi, siis ma ei saa ka teada. Ja, et sest muidu ei saa teada, kellega see koostöö võib sobida ja minul on, ma saangi kohe siia lisada need 3 küsimust, ma küsin, kas see viib mind edasi minu eesmärgile, kas see tundub minu jaoks huvitav ja kas see arendab mind, vähemalt üks nendest peab olema täidetud. võib-olla vahel võibki olla näiteks niimoodi, et on mingi, noh, minu kirg on ka natuke sellised riided ja mulle meeldib näidata ennast ja niimoodi on ju, et see ei ole võib-olla seotud otseselt mu eesmärgiga, aga kui mulle öeldakse, kuule, et tule kanna meie kleiti seal moeshow'l, see on mingi ühekordne asi, ma ikkagi kohe läheks, on ju, sest see on minu enda jaoks nagu minu tassi on ju täitev, aga kui see on näiteks, et kuule, et sa kogu aeg kütad seal kodus ahju, vahel näitad seda ka, et äkki teeme koostööd kuidagi puuhaludega, siis ma ütlen ei, see ei lähe nagu minule teemasse on ju, et noh, lihtsalt siuksed lambi näited on ju tõin, et nii äge, Mhm. nii räägi edasi, räägi edasi. nii, siis 4. punkt, mis on minu identiteeti võib-olla isegi, et kõige-kõige rohkem mõjutanud ja see on sõna, mis väga paljudele ei meeldi ja selleks on vastutus. võtsin vastutuse enda tulemuste eest. ehk siis see, et kui ma olin töötu ja ütlesin, et ma ei tea, mida ma tahan, siis mitte keegi ei saa tegelikult tulla mulle kandikul ette tooma, et kuule, tule tee seda, see on sinu jaoks. ma pean ise otsustama tegelikult, kas see on minu jaoks, kas see tuleb minu südamest. et kas see on see, mis minu hinge täidab, kas see paneb mu silmad särama, kas see on midagi, mis mind paneb hommikul voodist püsti kargama, et jaa, see on see, mida ma tahan teha. eks mitte see, et keegi ütles, et tule tee ja siis ma lähen, mõtlen, et elu on nõme, ma ei taha tegelikult sinna minna, see ei ole üldse minu hinge täitev, mul on raudselt midagi muud ja paremat teha, mul on hoopis teine missioon, aga no mulle öeldi, et mine ja tee seda ja et see vastutuse võtmine, et tegelikult kõik tulemused, mis minu elus on tegelikult minu enda loodud, minu enda vastutus, minu enda otsuste tulemus. kui ma ei ole sellega rahul, okei, ma aktsepteerin seda ja küsin, aga mida ma saaksin siis nüüd teistmoodi teha? eks me jõuame tagasi siia, et ma olen selles praeguses hetkes, selles tänases päevas, olevikus, eks ju. me ei saa minevikku nagunii muuta. aga me saame nii-öelda tulevikku suunata, seega mis otsuse ma täna teen teistmoodi. ehk siis vaadata peeglisse ja öelda, et jah, minu tulemused on minu loodud, need on minu otsuste nii-öelda tulemus siis. ehk siis võtta vastutus selle eest, et mis need minu otsused on olnud ja sest niivõrd kerge on minna ohvri rolli tegelikult. nii kerge, kõik teised on loonud minu elu sellist, eks ju, et aga tegelikult ei ole, tegelikult on see kõik iseenda ikkagi vastutus, et ja tegelikult me väga elame äge. nii maailmas, kus on niivõrd palju võimalusi, nii et olla avatud võimalustele ja siis taas jõuan siia, katseta, et katsetada, et mis on see siis see sinu asi, et mis paneb sinu silmad särama. ja 5. punkt, tegelikult ma juba täitsa rääkisin sellest, ongi see, et mis on minu identiteeti hästi palju mõjutanud, on nähtavale tulek. et juba see, et kuidas ma olen nähtaval, ma alati äh, vaatan, et ma oleksin esindatud, et ma oleks hoolitsetud, kui ma olen nii-öelda siis laivis või videoga, sest
isegi siis, kui näiteks, kui ma tulen kõndimast või et ma ei oleks, eks ju, niimoodi, et silmades meik jookseb laiali ja siis juuksed on kuskil megasassis, eks ju, vaid ma püüan, et olla normaalse näoga, ise annan hinnangu praegu endale, eks ju, et olla no siis võimalikult esinduslik, sest minu see identiteet, kuhu poole ma praegu liigun, on see, et kui ma tahan olla ikkagi ka rahvusvaheliselt tegutsev coach, siis ma tahan olla esinduslik. seega minu jaoks on must, see on nagu minu jaoks täiesti oluline, et kui ma olen enda klientide ees, siis ma olen ka hoolitsetud, et olen hoolitsetud välimusega ja et siis, kui mul on need vabad päevad, ütleme nii, et vabad päevad selles suhtes, et mul ei ole kõnesid, no siis ma võin seal olla oma krunniga ja teha nii-öelda ka meigivaba päevasi ja see on okei, see on okei. et aga esiteks juba see, kui ma olen nii-öelda kammitud, eks ole, siis ka see juba tekitab minus endas paremat tunnet. et eks ju, et ma ju ei tee seda niivõrd teiste, ikkagi enda jaoks, et see annab minu arust enesekindlust ka juurde ja see on jällegi iga inimese enda otsustada, et mis on see, mis sinus tekitab head tunnet, et ei tähenda seda, et sa pead olema alati mega, eks ju, meigitud, sest tegelikult ma kasutan näos ainult näokreemi, ma ei pane endale siia puudrit peale, aga ma tunnen, et mul on niimoodi hea olla, kui mul on vähemalt näiteks silmad ja huuled tehtud. et ma tunnen kohe, et minus on seda rohkem enesekindlust, nii et enda eest hoolitsemine võib-olla oleks siis see 5. punkt siia. Nii mõnus. Ma panin need kirja ka kõik. Küsige julgelt, siin tuli ja veel üks küsimus, Eve, me pärast vastame sulle, aga mida ma tahtsin öelda, et kui ma kuulan sind, Kristina, siis ma mõtlen, et üks suur muutus on tegelikult sinu sees toimunud, sest kõik see, et vaata üle oma mõtted ja mis lugu endale räägid, varem ärkamine, hakka oma võimalustele jah ütlema, võtta vastutus oma tulemuste eest, olla nähtav ehk enda eest nagu hoolitseda, siis see kõik ei ole mitte sellepärast, et siis ma midagi saan või keegi olen, vaid sa oled kellekski saanud, sa oled jõudnud sellesse kohta, et sa saad aru, et sa oledki keegi, sa oled seda väärt, sa oled armastatud, hoitud, mis iganes need sõnad on ja siis me teeme neid asju ilma pingutamata. Armas kuulaja, vahet pole, kas sa oled mees või naine, et sa tahad luua mingit harjumust või mingit muutust enda ellu. Ainuke asi on see, et mine istu sinna peegli ette ja vaata, kui imeline inimene sa oled. Leia see koht endas üles. Et kui imeline inimene sa oled, siis mõtled, kurat, mida ma siin teen endaga? Jälle panin terve šokolaadi hakkama ja vahin Netflixi päev otsa või? Oota, jälle ma arvan, et ei noh, kes see ikka mu tooteid müüa tahab, et mis ma sellest postitusest teen, pole kasu. Et kõigepealt leia endas sees see ülesse ja siis kõik need asjad, mis Kristjan ütles, sa lihtsalt teed neid. Ja jällegi mina arvan, et mitte kõike korraga, alusta on ju ühest asjast, 1-2 asja korraga. Et ja ma tahtsin mingi asja sulle öelda siia veel. Et mis mul jäi sinu jutust ka, ma kirjutasin sellise lause, vaatan, kas mul tuleb tagasi, miks, et toas istumine ja õige asja ootamine ei vii edasi. Vaat sa ütledki kogu aeg, sa nii palju rõhutad seda, et katseta, sest et Kristina on ehe näide ja tegelikult mina mõnes mõttes ka, sest mina ka ei teadnud, mida ma tahan teha. Ma olin üldse ju seal aeroobika valdkonnas ja mulle tuli mingisugune toode Soomest, et tule hakka seda Eestisse tooma, hakkasin juba neid trenne õppima ja siis ma sain aru, et oot, see pole minu asi. Ehk siis iga ämber, kus me kolistame, ma ei tea, mingi ämbrite kolistamine on mul täna siin, aga iga asi, kui sa seda ei tee, siis sa ei saa lähemale sellele, mis on tegelikult sinu asi. Ehk mina arvan, Kristina, see sinu julgus elule naeratada ongi see, et aga ma lähen siis korra tagasi palgatööle, kui vaja, aga ma lähen siis teen seal selle, aga ma olen seal korra assistent, ma olen seal see, sest üks asi viib teiseni. Ja mäletad seda Thomas Trowardi lugu Yourself ehk sina ise, et me ei saa ühtegi etappi tegelikult elus vahele jätta. Ja kui sa istud ja ootad, et ma saan selles asjas väga heaks, ma saan kohe minna sinna, siis ei saa seda teha, sa pead järk-järgult nagu õppima, sa ei saa kodulehte teha nii, et kohe vajutan avalikustan. Sa pead panema asjad sinna üles, tekstid, paigutama, muidu see on mingi pudrukaps, et keegi ei saa midagi aru, et me ei saa jätta arenguetappe vahele, me saame natuke kiirendada neid, kui meil on tugi, on ju, kui meil on abi
ja tegelikult ma siin korra, enne kui ma enda punktide juurde lähen, ma kohe hoiatan, et meil läheb üle tunni aja, et varuge aega, aga ma arvan, see on nagu nii hea jutt. Siis Kristina, sul tuleb see minapildi teemaline üks veebiseminar. Mina arvan, et praegu oleks mega hea aeg sellest rääkida, sest sinu minapilt on nii kardinaalselt muutunud ja kes te siin kuulate, siis asi pole selles, et me peame kellekski teiseks muutuma, vaid me peame päriselt ära tundma selle, kes me sügaval sisimas oleme. Ehk siis, kui Eve ka siin kirjutab, et tal pole üldse motti nagu karu, kes magab talveund, siis number üks on okei olla, et karu magab talveund, aga kui see kestab juba pikalt, näiteks mitu talve või paneb ka kevadel ja suvel edasi, siis tuleb sinna sisse vaadata, ehk siis et järelikult sa elad mingi nii oma tõe vastu ja see minapilt tähendabki seda, et kas sa nüüd oled minapildis, mis sa oled endale lapsena läbi teiste inimeste mõjutuse hakanud endast arvama, mis on tihti madaldav, et ah, kes sina oled, et sa seda teed, aga mis teised arvavad ja äkki sul ei õnnestu ja ta-ta-ta, šallalla, siis seda minapilti tuleb muuta, sest minapilt on see, mis sina endast oled hakanud arvama teiste inimeste kaudu. Nii et see on see, mida Kristina on tegelikult totaalselt muutnud, sest et kui sa arvad, et aga mina ei oskagi midagi, aga ma ei saagi midagi, sa ei tahagi ärgata hommikul varem, mina küll ei tahaks siis ärgata hommikul varem. Ja kui sa muudad selle sisekõne ja hakkad nägema pilti, oota, aga see on mingi asi, mis mulle keegi kunagi ütles või mis tuli mu kogemusest, ma võin nüüd arvata teisiti. Ma võin näha teistsugust pilti iseenda kohta. Et ma võtan need kihid ära, mis ei saa, mis ma ei oska, mis ma ei ole. Ja sealt alt tuleb ju see armastuse kiht tegelikult on ju enda vastu. Nii et räägi natuke, kuidas tegelikult sa sinna jõudsid ja räägi natuke, mida te pakute. Nüüd on meil väike reklaami koht, aga ma väga soovitan seda kuulata teil. Reklaamipaus. Ei, paus ei ole, lihtsalt reklaami koht. Ei ole mingit pausi siin. Ja mulle hästi meeldis see, kui ma võin siia veel mingi 6. punkti tuua, siis mis loob minapildis muutust, on kindlasti see, et kuidas ma olen jõudnud siia, ma hakkasin ennast aktsepteerima. Eks. Et kuna minapilt, me ei saa niimoodi teha, et ma kustutan kõik oma minevikku ära, ma kustutan ennast ära ja siis loon täiesti uue minapildi nullist. Me ei saa seda kahjuks teha, sest see tähendaks seda, et me peaks kõik enda mälestused ära kustutama, me peaks nagu kõik oma elu ära kustutama, kõik ka head kogemused, eks ju. Me ei räägi enam sellest, et ainult mingi võib-olla halvad kogemused, vaid ka head kogemused, et kui me teeme nii-öelda täiesti uue minapildi, ei, me teeme endale justkui uuenduse, update'i, et mis õige sõna siin, eks ju, nüüd ongi see, et me lihtsalt saan. Taaskäivitus ka kohati on ju, et aga see, et meil ei jää, mõni ütleb, et issand, ma läksin lahku, nüüd pean hakkama nullist, mind vallandati, ma pean hakkama nullist, mul on nagu, sa ei pea hakkama nullist, sul on ju kogemused alles. See, kui ma olen 2 kuud näiteks reisil ja ei saa trenni teha, ma ei hakka nullist, ma mäletan asju ja ma teen trenni, mu keha mäletab, et ma arvan, et justkui natuke selle vana jätmine toimub, et nagu selle identiteedi surm selles mõttes, et ma ei arva enam, et ma olen nagu see kobakäpp või see nähtamatu, et nähtamatu on turvaline. Ma arvan vastupidi, nähtav on turvaline ja siis ma saan selle ümber hakata ehitama, mida ma nüüd endast pean arvama, kuidas ma pean nüüd ennast nägema, et ma saan elada selle järgi, mida ma tegelikult soovin teha, on ju, ja kogeda. Just täpselt samamoodi, nagu me teeme, eks ju, enda telefonile või üldse nutiseadmetele, arvutile. Me ei kustuta ju tegelikult kõiki programme ära, vaid me teeme uuenduse ja mõnikord on need uuendused päris kardinaalsed, eks ju. Et võtame sellesama Facebooki, eks ju. Facebook teeb uuenduse, mõnikord ei leia seda nuppu üleski enam pärast, et kus see nupp on, mida ma otsisin varem, eks, et just see uuenduse koht ja see on see, mida me tegelikult ka endaga teeme. Et kui me hakkame rääkima teist lugu, siis meis toimub see uuendus. Ma ei saa olla coach, kui ma olen töötu mõtteviisiga, eks ole. Ma ei saa enam olla, ma pidin selle uuenduse tegema. Kas see tähendab seda, et ma ei olnud kunagi töötu? Ikka olin, mul on see kogemus olemas, ma olin seal. Aga ma olen teinud selle uuenduse, ma olen teinud restardi, eks ole. Ja sa pöörad selle kogemuse, mis sellel hetkel, kui sa võib-olla selle kogemuse sees olid, tundus negatiivne, sa pöörad ta nüüd enda kasuks, oota, aga see oli mulle kogemus ja kui rikas ma nüüd selle poolest olen, mina olen nagu seda küllust ja rikkust hakanud hästi palju selle kaudu nägema, et ma sain sellise kogemuse, et ma nagu kedagi ajasin taga ja umbes, et ma ei tea, kellegi asja peitsin ära
Vau, mul on sellise kogemuse võrra rikkam, selles, et endaga pahurdada, onju. kuule, aga räägi, Just, mida sa nüüd teed? ja 12. veebruar, ülehomme juba. 12, just neljapäeval, 12. veebruaril kell 12, nii et kerge meelde jätta, 12, 12. kell 12. 12 toimub webinar, see on praktiline webinar, see ei ole ainult see, et on teooria, vaid praktiline webinar, päriselt saab nüüd endale otsa vaadata, et see esimene samm muutuste poole hakata tegema, on webinar, mille nimi on Mina pilt kui vundament, sest see on meie vundament. Me ei saa maja ka ehitada enne, kui vundament ei ole laetud. Seega mina pilt on lõpuks see, mis mõjutab meie arusaamisi, meie sissetulekut isegi, eks, et mida ma endast arvan, mida ma olen väärt, eks, et kõik see koht tuleb seal välja, et me vaatame, me alustame üldse webinari sellest, et vaadata, kus see minapilt üldse alguse on saanud, mis on seda üldse kujundanud, nii-öelda teeme Võimas. inventuuri, et mis mu minapilt täna üldse on ja kuidas see on mõjutanud minu valikuid täna. Milliseid otsuseid ma olen teinud siis sellele tuginedes, et kui minu uskumus oli, eks ju, et nähtamatu olla on turvaline, milliseid otsuseid ma siis tegin? Ma otsisin seda mugavust, kus ma ei pidanud tulema nähtavale, eks, ja ja tead, kõik mis tuli sellest. ja tead, mis see on, sa viid ennast alateadlikult, ilma et sa ise aru saad, et sa sellesse olukorda viid, sa valid just neid olukordi, kus sa saad olla nähtamatu. Ma lähen tagasi poodi tööle, ma olen seal kellegi taga teen tema varjuna mingeid asju, onju. ehk siis me valime kogemusi, et me jälle saaks tunda seda, kuidas me ei ole nähtaval, et see on turvaline. siis ma ütlen, Pekki, mis selle elul nüüd on, näiteks suhetes on hästi hea, et okei, et ma soovin, et olla armastavas suhtes, aga jälle ma valisin sellise inimese, kes lihtsalt kaob ära, mulle midagi ei ütle, sest ma olen harjunud lapsena, et mind kuskil üksi jäetakse ja ma olengi arvanud, et see ongi see minu väärtus ja nüüd ma alateadlikult teen selliseid valikuid ja isegi kui ma valin vahel teisiti, siis me ikka jõuame alateadlikult sellisesse kohta, sest kui mina pilt ei ole muutunud, et ma nüüdsest näen ennast sellisena, nüüdsest on minu uskumus enda kohta see, mulle nii meeldib see, et nähtamatu on turvaline, et nähtav on turvaline, 180 kraadi pööre ju, Täiesti absoluutselt. vastupidi. see on jaa, nii et ja see on minu arust nii äge, et sa ütled, et te teete seda inventuuri seal alguses, sest et Just. meil ei saa ju muutust tulla, kui me ei tea, mida peab muutma hakkama, onju. Jah, ja mulle meeldib ka tuua see võrdlus, et me ei saa, me ei saa lõpp-punkti ka valida, kui ma ei tea, kust ma üldse hakkan liikuma, kus mu see Just. null, kus mu tänane nullpunkt on, eks ju, mitte nullpunkt, kust ma sündisin, vaid kus minu tänane nullpunkt on, millised on minu tänased tulemused, millised on minu tänased, milline on minu mõtteviis täna üldse, mida ma täna usun, mis on tõde, et mis on igaühel on enda tõde, eks ju, tõde, mis on igaühe enda tõde, et mis on see minu praegune tõde ja et see webinar on kindlasti inimesel, kes on valmis endale otsa vaatama, kes on valmis endaga tööd tegema. Et kindlasti mina ei saa öelda, Kai, kuule, sa peaksid nüüd midagi muutma, hakkama teistmoodi tegema. Mina ei saa seda teha, sest mina ei tea, mis on sinu sügavad uskumused, kus sina oled praegu, millised on sinu otsused, eks ju. See on koht, kus endale otsa vaadata ja olla ka valmis siis midagi teisiti pärast tegema, sest lihtsalt teadmistega, meil on teadmisi nii palju, et meil on nii palju teadmisi, ma usun, et kõik, kes lihtsalt istuks, mõtleks, nad võiks sama juttu praegu rääkida, need teadmised on, aga et saada teistsuguseid tulemusi, siis tuleb lihtsalt teha teistsuguseid samme, teha midagi teistmoodi. ehk see webinar ei ole selline, et paned klapid kõrva, lähed kõndima või Kindlasti istud mitte. autoroolis, et kui sa tunned, et sa tõesti tahad, noh, tegelikult aitäh, Eve, et sa seda siin jagasid, et on tunne nagu karu, kes magab, et mott täiega puudub, siis selline webinar ongi sinule mitte, et ma sunnin sind, aga kui sa arvad, et sa tahaksid sellest kohast välja saada, kus sa oled, siis sa võtad selle võlukepikese kätte, selle teise asja kätte ja läks, on ju. Ja väikeste sammudega, see ei pea olema niimoodi, et oled seal webinaril ja homme juba on kontsad jalas ja oled teles, on ju. Ei, see ei pea olema niimoodi, et ärme Jõudsin mina alahinda telesse väikest ka, sammu. jõudsin telesse ka, Ja nii et jõudsin, saab ja. küll ka telesse. Aga just tuleb see muutus ära teha. Tuleb muutus ära teha. Nii äge, nii äge. Nii hea meel selle, see oli väga tore klipp. Kuule, aga kuidas inimesed info saavad, paned siia kommentaari ühe lingi? Panen kommentaari lingi ja siis sa võid siin seni hakata jagama enda punkte.
no ma siis võin hakata jagama, sest minul tuligi selline sõnum, et Kai, kui särav ja ilma isegi sinu hääleta on näha, et su energia on muutunud ja ma kirjutasingi siia, et minu energia on saanud liikuma ja ma olengi saanud aru, mis paneb minu energia liikuma. loomulikult naised, aga ka mehed, ma arvan, et meie seksuaalsus, meie eluenergia liikuma panemine on üks võtmesõna. seda mina praegu ei saa öelda, et see on mul hullult liikuv, kuigi ma arvan, see on liikuma läinud, ma olen selle pannud ise liikuma, aga tihti, kui me armume, leiame endale partneri, siis meil tuleb see sära ja energia ja ma tean naisi, kellel on nagu väga hea partnerlussuhe ja nad tõesti on väga nooruslikud, siis ma pean ütlema teile, et minul ei ole praegu see koht, aga mul on suhe iseendaga ja ma vist ei ole ammu nii palju iseennast armastanud kui praegu, et ma hommikul ärkan ülesse, ma ütlen endale tere hommikust, ma katsun oma keha läbi, silitan, ma tunnen, mitte nii, et paksud käed siit, vaid vau, kui ilus, sale ja sportlik ja terve ma olen ja ma ütlen tere endale ja miks ma nagu rõhutan seda, et kõik võtab aega, sest ma hakkasin seda hästi regulaarselt, ma olen seda kogu aeg tegelikult teinud nüüd ütleme 7 aastat. mõtle, ma saangi öelda juba 7 aastat, oh my god, 2019 ja 2026. Vau, mis asja, oota. ja vau, see võtab nagu kohe sõnatuks, kuidas see aeg nii kähku läheb. Aga just see missisest osalemine pani mind nagu ennast nii palju armastama, seal oli palju varjukülgi, mis tulid ka välja ja ma ei taha enam sinna missise võistlusele ja ma näen, et see on ikkagi liiga pinnapealne minu jaoks. aga kuna minu mõtteviis on nii teistsugune, siis ma sain väga süvitsi iseendaga minna, ma sain nagu näha, et oota, miks mul tekivad sellised tunded, mis siin on, ma ei läinud mingi konkurentsi, vaid ma hakkasin ennast analüüsima ja tegelikult, kui me nüüd tuleme nende punktide juurde, siis number 1 asi minul on hommik iseendale. ta on samamoodi, hakkasin jah varem ärkama, aga just rõhuga sellel, asi polegi selles ajas, vaid et mul on aega iseendale, enne kui mu lapsed ärkavad, enne kui mul oleks kaaslane, näiteks tema ärkab või ükskõik, kellega ma kokku puutun, see on minu aeg, et ma toon ennast kohale, ma mediteerin, ma kirjutan tänulikkust, ma teen tänulikkuse 3 sammu. siin on osad, kes olid ka mu hommikugrupis. ja võib-olla ma teen märtsis uuesti, sest naised ütlevad, Kai, tee uuesti seda hommikugruppi onju, et hommik iseendale, number 1 asi, alusta päeva iseendaga ja mulle meeldib, kuidas sa, Kristina, ütlesid, et see võtab ära selle koha, et meil on kiire ja see on lihtsalt mõtteviisi muutus, ma ütlen, mul on aega, sest mul on ju aega, kui ma 6-st ärkan ja lapsed ärkavad 7-st või 7:15, siis ise tea, mis selle ajaga teen, aga ma ei lähe mingit seriaali vaatama. ma ei tuimesta ennast ära, vaid ma olen iseendaga, onju. teine, mis ma siia panin, on tegelikult igapäevane positiivne enesesisendus, mis on sinul ka see mõtteviisi muutus. ma tahtsingi näha, kui paljud asjad meil tegelikult nagu kattuvad ja minu arvates kõik kattuvad, ehk siis, et juba hommikul ma lähen tualetti, minul on peegel, vannituba, WC on mul koos ja juba ma vaatan, mul on jumala mingi padja nägu peas ja ma ütlen endale, et tere hommikust, armas Kai, sa näed nii kena täna välja ja see paneb mind tegema mingeid näojooga harjutusi. see paneb mind oma nägu katsuma, sest et ma tunnen, kui väga ma ennast armastan ja ma tahan hoolitseda. kas te olete sünnitanud on ju kunagi, olete armunud olnud kunagi, te olete nii, armastate seda teist inimest, et tahate ta eest hoolitseda ja nüüd, kui te ei ole seda enne teinud, suunake see iseendale onju. ehk siis peegli ees räägin see, ma katsun oma keha, ma tulen duši alt, ma vaatan enda keha, ma tänan oma keha. kui ei saa algul öelda, et on ilus, siis ma lihtsalt teda tänan, kuigi ma arvan, mul on kõik kehaosad jumala ilusad, onju. et ja see ongi tegelikult see enesesisendus, see on see, mis sina ka ütlesid, onju. Ma lihtsalt tahan siia võib-olla juurde öelda, täiega hüppa kohe juurde ja vahele, kui just, midagi tahad öelda. et ma olen ka sinna kohta jõudnud, et enesesisendus, eks ju, ja väga hea viis on ka öelda endale afirmatsioone, mis ongi tegelikult seesama asi, jah, öelda endale afirmatsioone ja tunda seda, et lihtsalt päriselt tunda. tuimalt öelda, et ma olen enesekindel, see ei toimi, pead seda kogema, sa pead tundma seda ja siis ka tegema midagi teisiti ja siis saab see ka sisse endasse tulla. mulle hästi meeldib see, kus sa ütlesid, et ennast armastada, eks ju, et kui sa ei märka kohe, eks ju, et sa ei suuda öelda, et sa armastad ennast, et siis öelda, et tunda tänulikkust, mis meeldib ja mis ma tahtsingi just öelda, et vaadata siis neid osi ka märgata, sest see, mis on valesti, on meil nagunii kogu aeg. aga samal ajal on ju vastand ja meil on ka midagi väga hästi.
Mhm. seega märgata seda, et aga mis mulle siis enda juures meeldib. kui mulle ei meeldi mu lõtendav kõht, eks ju, aga mis mulle meeldib mu naeratus, eks ole. jah, ma jah. vii tähelepanu Nii hea sinna. mõte, väga hea mõte. Ja tegelikult, kui ei suuda öelda, ma armastan ennast, siis mine peegli ette, ütle ikka. Ja see on nagu ja ikka ütled, siis nutad. Aga sa oled terve elu, pead iseendaga koos olema ja Mm. kui näiteks sa oled ka vallaline ja soovid enda ellu seda armastust, siis nagu sa ei taha enda ellu kedagi, kes paneb sind hästi tundma, siis ta ära kaob, sa oled tasse nii klammerdunud ja suure tõenäosusega ta kaobki ära, kui sa oled klammerdunud, onju. Et sul on endas vaja see koht üles leida, et sul on Mm. endaga hea olla ja kui vaja, siis nutad seal peeglis ja nii kaua ütled, kui sul tuleb see naer, et sul teed see lõpp, aga ma armastangi ju ennast, ma olengi valmis iseenda jaoks kõike tegema, et mul oleks hea Mm. olla. Siis on mul ikkagi see asi, millest ma ei saa üle ega ümber, see regulaarne trenn. Ja see on isegi nüüd, kui ma tulin baalilt koju ja mul oli siin nii külm ja mul ei olnud autot ja ma ei jõua sinna 3 kilomeetri tagusesse trenni minna, ma käisin iga päev uisutamas. Ma vedasin ennast iga päev õue, ma tegin oma venitusi, vahel võtsin siin hantleid ka kätte, et regulaarne keha liigutamine ükskõik mis kujul ja palun käige jala. Mul on mingi iga päev üle 10 000 sammu, mitte nii, et ma pean ekstra minema kõndima, vaid ma lihtsalt lähengi, käin jala, sellepärast et ma praegu olen valinud endale mitte autot osta, ma ei jää nagu otseselt Eestisse pikaks on ju elama. Ja mul ei ole mõtet siin talvel rentida selleks, et lihtsalt Viljandis poes käia, kui ma saan jala käia, poisid kaasa ja toomegi asjad koju onju. Ja see on nii hea sinu närvisüsteemile, sinu hormoonidele, sa saad selle dopamiinilaksu sealt kätte sellisel parajal kujul ja suhkru stabiliseerimine. Ehk siis, kui te küsite, et aga kuidas saab 46-aastane ja ma ei tea, sa kuskilt ei jää vanemaks, siis ma ikka jään natukene ja on näha poiste pealt, kui krapsakad nad on ja nii on ju. Et aga ma liigutan ennast, mitte ei istu Mm. kodus ja mõtle, et issand, ma olen nüüd 46 ja nii vana, ma mäletan, kui minu ema oli 46 või mu endine ämmi-äi said siis juba vanaisaks ja vanaemaks onju. Tänapäeva maailm on teine, me elame nii heaoluühiskonnas, aga ärme siis tee pseudoprobleeme, mine lihtsalt õue, võta need jalad pee alt välja ja mine õue. Ja see on koos toitumisega ja see on üks täiega minu jaoks nagu game changer, sellepärast et kui ma missiseks valmistusin, mul oli alati trenn ja siis ütles mulle üks personaaltreener lause, et sa pead vähem sööma, kui sa ära kasutad. Mul oli, ah õige jah, ma olen seda tegelikult ammu kuulnud, noh, ma teadsin ju treenerina ka, aga mul on alati olnud see, et kui ma hakkan liigutama ennast, mu söögiisu tõuseb, sest ainevahetus vananeb. Ja muide, üks häkk teile siin, või ainevahetus mitte ei vanane, vaid väheneb, aeglustub. Meie ainevahetus, kui me saame eakamaks, ei aeglustu, vaid meie lihasmass jääb vähemaks ja see aeglustab ainevahetust. Ehk siis, kui sa teed jõutrenni ja kui sa veel ei ole hakanud jõutrenni tegema, sa oled 35+, siis on nagu tagumine aeg, sest sul on vaja lihasele anda tööd, et sinu ainevahetus töötaks. mitte nii, et aga ma olengi 40+ või 45+ ja mul ongi ainevahetus aeglasem. Bullshit jutt, ma tahaks nagu jumala mingeid retse sõnu siin kasutada ja minul ei ole teaduslikku materjali, sest ma ei hakka teile seda välja tooma, ma lihtsalt räägin oma kogemust ja igaühel on ju oma, aga vaadata, mida sa sööd ja millal sa sööd ja söö vähem, sul ei ole vaja rohkem süüa. söö kell 5, mine õue jalutama siis kell 7, kui sa ei suuda, joo mingi hea maitsega teed ja mine kell 9, kell 10 magama ja kui mõnus sul on hommikul ärgata. Ja üks asi, mis ma hakkasin tegema, on tegelikult need paastud, veepäevad, kas 24 tundi paastu, 36 tundi, õhtul kell 6 enam ei söö, järgmine õhtu kell 6 on 24 tundi, päev otsa näiteks ei söö, joongi seal vett, võib-olla teen teed ka ilma mingi magusa asjata ja järgmine hommik siis saan süüa ja siis tuleb jälle rahulikult hakata sööma alguses, et ei hakka kugistama. Ja see teeb näonahale, see teeb su seedimisele, su liigestele niivõrd head, et su keha hakkaks ise seda kõike tootma, mida ta on võimeline tootma. Et mul on ka menopaus juba on ju, mul on vahel need kuumahood, nüüd on neid tegelikult juba ammu vähemaks jäänud, aga nii kui ma söön magusat, on mul kehvem olla. Ma jätan selle magusa ära, meil ei ole üldse süsivesikuid sellises eas enam vaja, oleneb jälle muidugi trenni tegemisest. söö proteiini, söö valku, sest sellega sa ehitad tegelikult oma keha ehk ehitad neid rakke ja täiega vaata oma toitumine üle, kui sinu hormoonid muutuvad, siis peab muutuma su liikumine ja toitumine ka, sinu elustiil peab muutuma.
kui sa elasid 10-aastaselt ühtemoodi, sa said teismeliseks, su hormoonid muutusid, sa hakkasid teistmoodi elama. ja kui sul ennem, kui see menopausi aeg on käes just naistel ja tegelikult meestel samas eas umbes, ei ole muutust teinud, siis keha sunnib ja siis me oleme nagu, oh my god, kõik on nii muutuses. aga me peamegi muutuma selleks, et me saaks elu nautida, tee see muutus ära ja anna endale aega harjuda, ma olen suurelt siia kirjutanud, anda aega. kui ma õppisin uisutama, ma ei õppinud ühe päevaga, kui ma õppisin kõndima, ma ei õppinud ühe päevaga, kui ma õppisin siin Zoomis rääkima, ma ei õppinud ühe päevaga, see on protsess ja ma arvan, see on üks hästi suur asi, mida ma nüüd sellel baalil sellelt 5 kuult kaasa sain, et kõik ongi protsess kogu aeg. sul ei ole mitte kunagi sellist asja, et sa oled valmis, sa võid käia oma mehega 5. korda reisil samasse kohta, see on jälle hoopis teistsugune reis. mis seal toimub, mis sinuga toimub, mis su mehega toimub, mis üldse maailmas toimub, on ju, kõik nagu mõjutab. et saa aru, kõik on nagu protsess ja siit tulebki see 5. punkt, olla aus. mul on lihtsalt, see on nii oluline minu jaoks, olla aus. ja see on hästi suur muutus mul baalil, kus ma saan aru, et ma olen läinud üle võlli oma perenaise arhetüübiga, noh, kuidagi nii on võib-olla lihtne teda nimetada, aga ma olen nii emalik ja ma olen alati arvanud, et ma olen nagu hästi kontrolliv, aga minu loomus ongi olla emalik ja aidata ja suure tõenäosusega tuleb see lapsepõlvest, et kui ma aitasin ja olin tubli ja tegin, mis paluti, siis mind märgati ja tunnustati ja nüüd ma tahan kõigile appi tõtata ja ma olen natuke sellega üle võlli läinud. ehk siis see ja teate, kuidas on see aktsepteerimine, mis sinul oli, on ju, Kristina, just. et kui me näeme selle koha endas ära, mis me oleme ja me oleme kuskil üle võlli läinud, siis ei tohi endaga pahurdada, lukku tõmmata, et mõelda, okei, aga ma pean vaatama, kus ma seda väljendada saan. ja mul oligi baalil oli üks maja seal kõrval, mis oli tühi, noh, ühetoaline maja, baalil lihtsalt ehitatakse majasid, et sa lähed igasse tuppa uuest uksest, vahel on majad eraldi, noh, vahel koos ja ma rentisin seda välja ja mulle tohutult meeldis see hospitality ehk see lahke olen perenaise roll ja ma märkasin, kui ma saan olla seal perenaine, siis ma ei ole üldse oma pojale või mingites muudes asjades nii kontrolliv. ehk see, mis sa tunned, sulle meeldib teha, aga sa teed äkki üle võlli seda kuskil kohas, siis leia koht, kus sa saad seda teha. ehk siis mitte ma ei ole oma lastega või kaaslasega või tiimiga või klientidega mingi ülehoolitsev, vaid ma siis leiangi koha, kus ma saan olla ülehoolitsev, tegelikult oma juhendaja töös ma saan olla, kui inimene tuleb minu juurde palvega, siis ma olengi tema jaoks olemas. aga see, kui ma käiks iga kord poisi juures, nii, mis sa siin teed, kus sa sokid paned, mis sa siin teed, tööd, noh, see jääb kõiki hulluks, onju. noh, oleneb natuke vanusest, aga te saate aru, mis ma mõtlen. ja see ongi sellepärast aus, et ma saan aru, et okei, mulle meeldib korraldusi anda, mu identiteet on selle peale üles ehitatud, aga see on okei, kui ma seda ei tee. panen suu vahepeal kinni ja ei ütlegi inimestele. mul oli ka ühe meesterahvaga suhtlesin baalil rohkem, ma tunnen, kuidas ma näen, et ma saaks teda aidata või teha midagi, mul nagu stopp, Kai. sa ei pea tormama jälle kellelegi appi. ja sellest on mul sihuke energianihe tegelikult praegu tulnud minu sees. ehk kõik need asjad, mis ma loetlen, aga aus olla, et võtta ennast vastu sellisena, nagu sa oled. ja kui sa näed, et mingi asi on sinus üle võlli, see kontroll või midagi, siis teha see muutus ära, otsustada, et aga ma nüüd enam siin valdkonnas nii ei tee, äkki ma saan selle kuskile mujale suunata. ja siit tuleb mul mõte, et äkki selle kaudu, mida sa nagu üle võlli justkui teed, see kontroll on naistel, et mis kujul see sul on. äkki sa saad selle töö suunata sinna, kui sa tunned, et sa nii väga tahad inimesi abistada, me peame oma lastest lahti laskma, sest kui ma Eestisse jõudsin, ma sain nägemuse, et naine, get a life nagu. naine, sa noh, loo endale ise elu, sest muidu sa oledki oma laste küljes kinni, siis me pärast mõtleme, miks nad on nii mökud. kirume siin Eesti mehi, kes kasvatavad Eesti mehi, meie naised kasvatame. hakkaks siis midagi nüüd teisiti tegema, onju. sest et leida see koht, endale tunnistada, see on minu üle võlli koht. ja muuta seda. ma avastasin sellega nii, et pühapäeval istume seal Veeliksiga, sööme ja hakkan lihtsalt norima mingit tüli kuskilt nagu, mingit raamat üles. ja siis mul oli hästi kihvt naine, kes tegi siinsamas grupis seda hirmukursust kaasa, see Kristina Minni on ju. ja tema siis jah, ka Kristina, siis tema ütlebki mulle, et aga kas sa arvad, et sa nagu, see on sul harjumuseks saanud? mul on nagu, mis asi? see, et sa nagu seda draamat kisud, noh, et on vaja ju midagi põnevust jälle, ma mõtlesin, oh my god, ongi.
ja siis ma hakkasin tagasi ketrama kõiki olukordi, et kui mul on Mhm. kõik nii hästi ja nii toredasti, ma pean mingi draama sealt kiskuma, sest et see on minu jaoks harjumus, nagu sina ütlesid, Turvaline. et see nähtamatu on turvaline, siis minu jaoks on, oota, aga muidu ma pole äkki kasulik või mingi draama peab kuskilt tulema ja siis me hakkame Mhm. seda kuskilt otsima. Ja see ongi see alateadlik juhtimine, on ju. Ja siis ma mäletan, ma rääkisin Felixile ka sellest ja siis tuli järgmine pühapäev. No emme, täna tuleb draama. Ma ütlesin, ei tule, ma lähen nüüd Sõue jalutama, tšau, läksin minema. No siis ma hakkasin kohale ka jääma, onju. Aga Mhm. et kui me saame nendest teadlikuks ja see ongi see aus olemine, ma oleks võinud öelda, et ei, Felix, aga sa tegid selle asja halvasti, sellepärast ma pahandasin, mul on nagu, oota, aga tegelikult oligi kõik hästi. Miks ma hakkasin draamat kiskuma? Et kui Mhm. kõik see tuleb pinnale ja siis sellest vaimustuda ja näha, et me saame teisiti teha ja võib-olla see suunata kuskile teise kohta, vaata onju. Just, Et ja ongi identiteedi muutuse koht tegelikult see see, ongi märkan ja teen teisiti, ja, eks, ja, et teen selle ja mina kindlust selle julgeda teha muutuse. siis ehk see julgus elule naeratada, julgeda teha teisiti. Võtke endale tuge, sest mina ka baalil ei läinud nendest asjadest üksi läbi. Kristina kutsub teid praegu ägedale veebiseminarile. Kristina pakub ka üks-ühele coaching ut, mina pakun üks-ühele mentorlust. Leidke endale inimesed, sest et tänapäeva maailm on täis infot. See on täpselt sama hea, et sa oled haige ja hakkad guugeldama, mis sul võib viga olla. Ta selg natuke valutab, mingi piss on kollane liiga, Tai ninast nii tuleb tassi. tehaksegi. Jah, ja nii tehakse, siis pannakse ja endale nii tehakse. diagnoos ja siis on nagu tuksis kõik, on ju. Et küsi, spetsialist aitab sind, et leia endale see tugiinimene. Tee Kristinaga kasvõi 3 üks-ühele sessiooni, tee kasvõi üks-ühele sessioon või minuga. Sul juba maailm on ju avaneb, sest mind ka Kristina Minni täiega aitas, ta lihtsalt küsis ühe küsimuse, et jah, võib-olla mõnikord sulle nagu, piisabki ühest no küsimusest. kas sa naudid seda, mul nagu ei, oh my god, aga ma ise teen seda, naudin küll salamisi, vaata, noh, et ja sinul on järelikult ka see valmisolek, vaata jällegi ma jõuan siia, valmisolek endale otsa üldse vaadata, eks, mitte see, nii lihtne on öelda, et ei, mulle ei meeldi draamad, millest sa vastutus räägid. ja just, vastutus. just, et see vastutuse koht ja valmisolek edasi liikuda ja endaga tegeleda, Mhm. eks, et mina pilt nagunii ei saa lõpuni valmis, aga iga kord, kui tuleb ei, selline kogu aeg märkamise muutumises. koht, siis on see okei, nii vägev, et ma märkasin seda, nüüd ma saan seda ka muuta. Ja ta ongi sellepärast muutumises, et me ikkagi saame vanemaks, no see sõna tuleb lihtsalt mulle siia, okei, ütleme, siis ma pean võib-olla selle sõnaga lõpuks vastu, et me saame vanemaks, nii saame vanemaks, see tähendab, oleme kauem elanud ja ongi kehaliselt mingid asjad, lapsed saavad vanemaks, tulevad lapselapsed, ma ei tea, keegi lahkub siit ilmast, keegi lahkub minu elust, soovin minna reisida, jälle uus olukord. Sest mida ma näen, mida meie Kristinaga teeme, üks asi on see, et kes on ambitsioonikas ja tahab edasi liikuda ja ma arvan, et igal inimesel peaks mingi ambitsioon olema, lihtsalt me oleme natuurilt erinevad, kes läheb, on see kõrge majakas, kes on natuke tagasihoidlikum seal külas kuskil majakas on ju, aga kui me ei tegele enesearenguga ja mõtteviisi muutusega, enda inventuuriga ja siis näha, mida sealt on muuta, siis me oleme vanast peast seal karud koopas, nagu meile siin just kirjutati. meil on mott maas ja mõtleme, ma olen liiga vana, mida perset ma siin elan enam, onju. mis mul siin on teha on, mida mul siin teistele anda on. ja sellest hetkest, kui sa nii mõtled, lähed sa negatiivsusesse, kõik on vastik, kõik on halb, sa loed uudiseid, sa kardad sõda, sa tahad, ma ei tea, mida kõike teha ja siis on sul tuksis, sest sa lähed siia, nagu me ütleme, ahvide juurde elama oma pähe ja siis on sul tuksis, siis hakkad aju kasutama valesti. vaata, paljud räägivad ka sellest ajust, on ju, aga aju on lüliti, meie anname ajule korralduse. aju ei tee üksi midagi, võta aju välja, ta ei tee mitte midagi, on ju. et aga sina ennast saad kontrollida ja see eristabki meid loomariigist, meie saame valida. Alustuseks me võtame vastutuse, me paneme selle suuna paika, kuidas ma tahan elada ja siis ma astun ühe sammu, on ju, et sealt nagu Just, hakata ma usun, pihta. et kõige olulisem ongi see, et üks samm korraga, eks, et me ei saa võtta redelit ja vaadata, oh, näe, mulle meeldib, ma tahan sinna üles, et ma kõik vahepealsed pulgad jätan vahele, kohe astun viimasele ülemisele. Me ei ulatu sinna, eks. Ma usun seda, et me võime mingi etapi tegelikult nii justkui astuda 2 pulka, Saab eks ju, kiiremini edasi. minna muidugi. Just, aga ikkagi, eks ju, nagu sa ütlesid ka tegelikult,
Thomas Rovardi loost, eks ju, et me ei saa jätta arenguetappe vahele, eks me võime Mhm. seda kiirendada ja minu arvates on kiirendi täielikult seesama, et kui sul on tugi kõrval, eks ta Just, oskab see ongi. märgata, nagu sa tõid Kristina Minni, eks ju, selle näite, eks ju, ta küsis su käest küsimuse, ta oskas märgata seda, mida ise ei märka. Mhm. ja see ongi see koht, ma ka ei oleks siin, kui ma ei oleks, eks ju, tulnud sinu mentorlusse, Jah, eks, et ja see see, märgata minu potentsiaali, mida ma too hetk veel ei osanud näha ja sa mhm. oskasid mulle näidata võimalusi, kuidas tulla sellest vanast identiteedist välja, et edasi üldse liikuda. Et kõigepealt teha nagu see uks lahti, vaadata, näe, seal on sul need variandid, mina ei lähe sinu eest sinna, ma ei saa tulla, on ju, sinu juurde, et seda teha. Noh, ma saan ju ka, aga no ma ei tea, see pole väga hea mõte, on ju, et inimene ise peab seda tegema, aga et sul oleks tugi, sul oleks keegi, kes sinusse usub, kui vaja, käid korraga teraapias, lihtsalt julgustan sind, et sa siis sinna ei jääks südini on ju käima, sa näed oma traumakoha ära, aga sina pead selle ära lahendama. sinu eest see psühholoog või terapeut ei saa seda ära lahendada. ja muidugi, kui ikka väga keeruline on, et sa julgeksid vastavast kohast tuge nagu küsida, et noh, meie Kristinaga oleme rohkem see, et kui sa ikkagi oled heas kohas ja ei ole kuskil täitsa seal voodi all peidus, on ju, et selles mõttes me oleme nagu ongi see success coach'id või aitame sul ellu viia oma unistusi, aga samas nagu ka Kristina ei olnud just nii heas kohas, aga tal mingi tuluke kuskil oli, et oota, tegelikult siit on võimalik, on ju välja saada. Tahe et, väga palju. et julgege astuda neid samme, nagu täna ma jagasin oma story's ka Sandra Vabarna ehk selle, vabandust, ta on nüüd Sandra Sillamaa ja siis Sofia-Liis Liivi sadubändi seda mingi postitust, et kõik siin on ajutine, kõik on ajutine. Et aga sama hästi sa võid ju selle totaka asja või selle hirmsa asja ära teha. Nagu ma tegin langevarjuhüpped, kui te teaks, kui väga ma kõrgel kardan, siis nagu ma ise ka vahel ei usu, et ma seda tegelikult tegin, on ju. Praegu ma enam tunnen, ma üldse ei taha seda minna tegema, aga ma tegingi selleks, et endale meelde tuletada, kui ma juba langevarjuhüppe jõudsin või jaksasin teha, julgesin teha, siis mul on ükskõik tegelikult, mida teha. Sest et meil ei ole piire, kõik siin on ju ajutine, mulle nii meeldib tegelikult see lause, et kõik on ajutine ja kõik läheb mööda nii et ka see halb läheb mööda, aga see hea läheb ka mööda, onju. nii, ja nüüd kutsume veel Kristina ja kellega sa koos teed seda ma webinari? teen seda koos coach'i, mentori ja kogemusnõustajaga, kelleks on Marina Preismann. et ma tunnen, et meil on samad teemad, aga erinev vaatenurk ja see mulle meeldib, nagu Vau, meie kui äge. energiat on nagu teistsugused. ma alati, kui ta on käinud mitmel minu koolitusel või siis kursusel ka esinemas ja ma alati ütlen sedasi, et tema on keegi, kes oskab näha nii-öelda sellist varjupoolega tegeleda, et ta nagu toob kuidagi sealt needsamad asjad üles, mis mina olen, mind kirjeldatakse, eks ju, et päike, eks ju, et issand, valgus läks ka Te kohe heledamaks. moodustategi selle just, terviku koos, just, see oli just, meil, et me mul oleme oli nagu selle yin ja Kristina yang. Minniga niimoodi ja Yin ja yang mul ja oli ka Kristina mõlemad. Minniga niimoodi, et sellepärast see Nii sobis. mõnus. ja Marina on ju ka Tirri läbi teinud ja Absoluutselt. sealt on teil see ühine punkt, see mõtteviisi osa Bob Proctori kaudu. aga mis mulle meeldib, et te teete tasulise veebiseminari, sest ma olen teinud nii palju tasuta asju. Mulle pole seal 800 inimest kirjas, aga 200 tegelikult teeb kaasa ja mida mina tunnen, kus minul natukene on nagu, miks mul see mentori muutus tuleb, et mul sealt kopp ette saanud sellest, kuidas inimesed virisevad ja ma ütlen, palun, siin see on ja keegi midagi ei tee ja mulle meeldib tohutult, Kristin, et sa teed tasuliselt, sa tegid aastalõpu jah, veebiseminari tasuta, sa teed nüüd tasulise, sa teed nüüd tasulise, sest sinna tulevad siis need, kes päriselt seda muutust tahavad. nii et see ei absoluutselt. ole sulle nii, et panen möödaminnes kirja ja ma ei tea ise ka, kus ma ennast kirja panin ja siis pärast mõtleme, et oota, miks mul ainult mingi 20 inimest 800-st siin umbes kohal on, sest Vastutust. üleküllus on ja kui sa käid selle raha välja, elu on nii, et see, mis sa sisse paned, selle sa saad tagasi, sest kui sa raha käid välja, siis sa sealt saad ka midagi. nii et täiega kiidan, et te teete tasulist. aitäh, see on täpselt seesama vastutuse koht. ma olen hästi nõus sellega, kui palju, et kui on tasuta asi, ma täiega pooldan ja selle jaoks mul ongi tehtud ka Youtube'i kanal,
seal on tasuta materjalid, palun võta aega, vaata. Et see on see koht. Nüüd see, et me teeme veebiseminari, eks ju, või me teeme webinari, siis see on koht, et kui sa investeerid iseendasse, eks see tähendab seda, et kui sa teed selle investeeringu, siis sa juba tuled selle taotlusega, et ma saan ka vastu. Eks sa juba annad selle energeetiliselt, paned need asjad liikuma, Mhm. eks. Annan välja, et saada vastu. Loodusseadus ei ole nii, et saan ja siis annan. Ei, ma kõigepealt annan ja siis Mhm. saan. Eks, sest selles mõttes ongi, et meie oleme pannud vabandust, veebiseminari kokku. See on 1,5 tundi, et ei ole tunnine, vaid 1,5 tundi. nii et vaadata, et vinapilt kui vundament, et millele sa siis ikkagi ehitad selle enda enesekindlus, mis on täna siit läbi käinud. mis on see, kuidas see minapildis, millele sa ehitad enda suhted, eks ju, me rääkisime tegelikult ka suhetest siin täna natukene, eks, ka suhted, sissetulek absoluutselt, kui palju ma olen nõus vastu võtma, et ka vastuvõtmise koha pealt, eks, et kas ma julgen üldse vastu võtta Mhm. raha, eks ei ole ainult see, et mulle ei anta, tegelikult on kõik seesama, see mindset'i koht, mõtteviis, kas ma julgen vastu võtta, et see on ka Mhm. minu näiteks enda üks taipamistest, et kas ma julgen üldse vastu võtta raha, et ka see on mina pildiga väga tugevalt seotud, et millist väärtust ma näen enda kohta, et kas ma väärtustan ennast, ma olen väärt, eks ole, Mhm. jõuamegi sinna ja et läbi mina pildi, millest mina alustasin, ma hakkasin ütlema võimalustele jah, eks ju, ja hakkasin teistmoodi otsuseid tegema ja julgen üldse tegutseda, aga samamoodi see ongi see minapildi koht, et kas ma olen töötu, milliseid otsuseid ma siis julgen teha ja täna coach'ina, milliseid otsuseid ma julgen teha ja milliseid tegusid ma täna teen. kui ma olin Mhm. klienditeenindaja, unustage ära, ma ei tee elu sees ühtegi live videot. täna Mhm. coach'ina, Kristina, teeme laivi, davai, läheme. Kristina, Mhm. sul on nii head mõtted, tee üks live ära, davai, teen kohe ära, eks ju. Mhm. et enam ma ei mõtle seda, et oo, ei tea, kes olen mina, ma coach Mhm. Ma tulen, teen seda teen ära, ja, just, et see ja vundament ongi see, minapilt on vundament, see, meie tulemused tulevad sellest, mida ma iseendast arvan. ja et kellena me ennast näeme, mis pilt meil endast on ja tegelikult see, et kui sa soovid, et midagi sul selles muutuks, siis juba see, kui sa teed otsuse olla tasulises coaching us, kas see on siis veebiseminar, kas see on üks-ühele coaching, kas see on grupi coaching, kas see on kursus ja sa maksad sellest natuke rohkem, kui sa tavaliselt enda eest välja käid. sa Kasvab. juba oled teine inimene. et ükskord üks coach ka kirjutas, et ta läks ühele 10 000-lise, ma ei tea, kas oli dollarit või eurot maksvale kursusele, ta ütles, et ta ei pidanudki veel kursusele minema, ta tegi otsuse ja alles täitis avalduse, tal juba toimus muutus, sest Mhm. sul juba toimub energias nihe, ahaa, ma olen sellist asja väärt või ma luban endale sellise asja. ja ma arvan, et see nihe on ka minus seal kunagi on ju toimunud. et ma tunnengi, et ma ise olen selles kohas praegu, et nagu sealt nüüd edasi liikuda, et mis on nagu see järgmine tase ja just ka rahaliselt see tase on ju. Mhm. et Mhm. ja see ei tähenda, et me käime ringi ja kuidagi priiskame ja mis iganes, aga see tähendab seda, et mida mina endale võimalikuks pean. ma ei mäleta, kas sina ka, Kristina, üks nendest oled, aga mul on olnud mitu TIR-klienti, kes alguses olid mul mingis väiksemas programmis ja mõtlesid, issand, või nad olid ka kellegi teise programmis ja käisid näiteks 25 eurot või 35 eurot ühes kuus välja, mõtlesid, issand, kui suur raha. ja siis tulid minu mingi 4 või 6 tuhande eurosesse programmi, mis kestis ka kohe oluliselt pikemalt aega, Mhm. onju. mõtlesid, täitsa lõpp, et ma ennem just põdesin pool aastat tagasi, kuidas ma 30 euro enda eest maksan ja nüüd panen tuhandeid. ehk siis milline nihe ja sealt see tegelikult see tuleb, see identiteedi muutus tohutu on ju. Absoluutselt, mul kohe nagu kohe tulevad need järjest näited välja, et minul ka 2020 lõpp oli see, kus ma tegin esimese investeeringu enesearengu kaudu iseendasse ja see oli 30-päevane väljakutse ja maksis 29 eurot ja mõtlesin, issand, kui kallis, issand, kui kallis. See oligi sinu väärtus sinu silmis on ju. just ja siis nüüd sa, eks ju, kui sa tegid tutvustuse minust, okei, ma tulin küll sinu selles programmi, mis oli 6 kuud, aga siis ma olen ju ka Passion testi läbiviija, ametlik läbiviija, sertifitseeritud, eks ju, Eestis 3., kes seda teeb. seega ma maksin 4 päeva eest $2800.
4 päeva eest ja enne oli 29, 30 päeva eest minu jaoks nagu oh my god, kui kallis. Eks, ja ka see on tegelikult minu pildiks on okei, sest ma tean, et see on investeering ja minu jaoks sõna investeering tähendab, et see tuleb mulle tagasi. Ja see, kui 4 päeva eest käia see välja, ma istusingi seal kaameraga ja mul oli savi, et see on inglise keeles ja ma rääkisin kaasa, et igal juhul, sest ma olin välja andnud, seega ma tahtsin sealt saada maksimumi. Ja absoluutselt, kas ma kahetsen mõnda endasse investeeringut? Ei, absoluutselt mitte mitte parim kunagi me investeering tegelikult neid endale ei teha. ka, ja. Just, seega see 59 eurot, 1,5 59 tundi. maksab teil 1,5 tundi. Oh my God, ma arvasin, et maksab mingi 259. Okei, no see on küll väga soodne 59 hind. on absoluutselt ja see, millist muutust tegelikult see hakkab juba looma. See on nii hea, kuna ma tean, mis sinna tuleb, siis see on nii. See Nii on et väga, naised väga ja hea. kas sa lähed naistele või? Nii, kes iganes Mehed tunneb, et ka. see teda kõnetab, Kes sa siis siin oled palun väga. kuulamas? Pane uuesti link ka chati. Siin on Fienta link, mina pilt kui vundament. Kui sa tahad saada oma koopast välja, sa tahad liikuda edasi, sa näed, et sa oled natuke jäänud toppama, siis mina pilt kui vundament annab sulle selle hobuse, millega nüüd tuli hobuse aastal minna ja teha, sest et läheb elu niikuinii. Nüüd on küsimus, kas sa oled nagu kambas ja milline on sinu mõtteviis, et ma tahakski selle meie laivi kokku võtta. Ma vaatan, et küsimusi meil siia ei ole tulnud rohkem. Tahaks sellega võtta, et asi pole selles, mis sinuga juhtub, vaid asi on selles, kuidas sina sellesse suhtud. Kas sa oled kes on matkal ja näeb, et kõik on jama, kõik on sinu vastu, elu ei kanna, mul on see ja see, aga lapsepõlves üldse juhtusid need asjad. Või sa tõused sellest halast kõrgemale ja mõtled, et oota, aga miks ma sündisin siia maailma? Sest et see, kui sul on väga jama, siis ma ütlen natuke imeliku asja, aga see, kui sa nagu ära sureksid, ei lahenda sinu jaoks mitte midagi, sest sa sünnid uuesti, kõik see asi hakkab uuesti korduma. Mis võiks surra, on see sinu hala ja identiteet. Et see, mida sa enam edasi ei taha viia, jäta see maha, las see jääb sinna ja hakka ehitama uut ja anna endale aega ja hakka vaimustuma sellest, mida elul on sulle pakkuda. See on sinu suhtumine ja suhtumine on mõtted, tunded ja käitumine. Nii lihtne see ongi, ära tee asja keeruliseks. Otsusta üks asi, ma suudan, ma oskan, ma saan, ma tean, sest tegelikult sa suudad, oskad, saad ja tead. Lihtsalt sa ei näe seda, sest sinu need ahvikesed siin peas räägivad sulle teistsugust lugu, mida sa oled harjunud kuulma. Lihtsalt üks mõte korraks muuda ära, nädalaks ajaks ja vaata, mis võimalusi sa hakkad nägema, sest asi pole selles, kas sa saad, vaid kuidas sa saad ja anna endale aega, on ju. Just. Ja webinar ka, ta annab materjali, tööriistad, et seda vundamenti nüüd hakata laduma, aga töö tuleb ise ära teha. Ise hakkad seda tegema. Just. Nii et olete oodatud Kristine ja Marina webinarile. Kui te tunnete, et teil on webinaridest villand, Kristinaga saab teha üks-ühele coaching ut, minuga saab teha üks-ühele mentorlust, andke endale see võimalus, tehke aastast 2026 oma meeldejääv aasta. Nii et 30 aasta pärast vaatad tagasi, mõtled, kurat, see 2026, vot see oli üks muutuste aasta, kus ma lõpuks tegin seda, mida ma olen tahtnud teha. Hakkasin kappama. Energia soosib seda, nii et seda on see on rumal, kes seda ära ei kasuta, on ju, ja ikka veel jääb sinna, ma pean veel õppima, ma pean veel saama, tee see samm ära ja alusta võib-olla just sealt Kristine ja Marina webinarilt. Panid ühe lingi veel või? Tead, kuna see oli viimane asi, mis ma siia postitasin, siis ma praegu ei pannud. Pole mõtet, jah. Ja passion testi saab ka teha, selle kohta on ka mul kodulehel tegelikult olemas. Kadri küsib, et kas passion testi kohta ka webinari tuleb? Webinari ma ei tee, et selle kohta ongi kodulehel on olemas info ja sealt saab ka kohe endale valida aja, millal seda teha. Ja mulle võib alati ka kirjutada. Just, ma tahtsin öelda, või kirjuta Kristinele, et nagu, kuidas sa tahad ja passion test on jumala lahe, ta täiega sorteerib nagu ära selle, ta aitab tegelikult täiega korda luua ja selgust luua. Aga jällegi, tegema pead ikka ise, on ju. Just. Ükskõik, mis enesearengu programm või kursus on, kui keegi ütleb, et siis suga juhtub see ja see, alati saa aru, et kui sa sammu astud,
kui Mhm. sina selle sammu astud, mul ei tule tuppa sooja, kui ma ei tõmba tikku ja ei pane ahju tuld see ma võingi sinna külma ahju ette jääda, onju, et keegi ütles, et manifesteeri. ma pean tikku tõmbama ja siis saab see soe tulla, onju. Täiega äge. nii et kirjutage Kristinale või kirjutage mulle, aga alustage sellest minapilt kui vundament webinarist ja nii äge, et sa, Kristina, teed seda, näed, 1,5 tundi. meil oli head palju asja, rääkida, head asja, meil nii et oli palju rääkida ja võib-olla paneme selle Youtube'i üles, vaatame, see tegelikult oli päris lahe jutt. et ma salvestasin ka, nii et aitäh kõigile, kes vaatame. vaatasid ja kaasa rääkisid ja ja aitäh, Kai, et aitäh, sa kutsusid, lihtsalt Kristina, nii aitäh, tänulik. Kristina. nii, kell on 8:30, ma lähen nüüd õue, ma jätsin ekstra leiva ostmise, et ma saan veel minna nüüd kõndida, siis mul tuleb hea uni. ja sulle seal, sul on natuke kell vähem, sul on parem, sellepärast ma ei tee õhtuti tegelikult asju, energia läheb nii üles, onju. kes sa kuulad järgi ja sul on küsimusi, siis kirjuta siia alla. ja kui sa kuulad järgi seda pärast 12. veebruari kell 12 ja mõtled, issand, ma tahtsin ka mina pildi vundamenti, siis kirjuta Kristinale või kirjuta, sa tuleb salvestus. kindlasti saad selle pärast ka endale osta, onju, jah, aga saab küll, koha peal tuleb ka otse on salvestus. kindlasti parem, onju. absoluutselt, just, tuleb ka salvestus. et igal juhul tasub ennast kirja panna, sest mis on salvestustega, nad natukene hinna poolest tõusevad. ja sellepärast tasub praegu minna. okei, just, aitäh kuulge, sulle. siis minapildi vundamendil saate kõik kenasti kokku saada ja tšau-tšau. aitäh. tšau-tšau.